tere ka publikule siin Koeru endises raamatukogu ruumides ja hästi hea meel on tervitada meie Koerust pärit sarja 5. külalist, kelleks on Illimar Pilt. Tere, tere! Illimar, sina ise valisid raamatukogu välja kohtumiseks. Just. Aga miks raamatukogu? See on mul põhimõtteliselt kooli ajal oli siis mul teine kodu ja mul elasin Koerust mingi 6-7 kilomeetrit ja jalgsi oli päris palju. Hommikuti ma pool maad pidin kõndima, et bussi peale saada, koolibussi peale, siis 3,5 kilti Kapuristist sai siis bussi peale ja siis pärast mul oli võimalik bussiga Kapuristi tagasi saada. Et kui ma suuremaks kasvasin, siis tegelikult ma ei viitsinud bussi oodata, siis ma tihtilugu ikkagi tatsasin seda teed. Ja kevade poole nagu ikka alati valisid selle, et ei hakanud bussi ootama, vaid läksid ilmad ilusad. Aga talvel läheb kiiresti pimedaks, siis nagu ootasin bussi ja kus siis mujal, kus on soe ja tore ja mõnus olla, raamatukogu. Ja siis oligi raamatukogu juhataja. Kes ta oli tollel ajal? Mäletad, sina ei mäleta? Äkki oli Liivi võis olla? Võimalik. Ma ei mäleta nime. Igastahes ma olin siin nagu oma klemm ja minu, ütleme see koht, kus me elasime, see üsna Koeru teletorni alla ja see oli paras needus. Miks? Sest kui tuli Eesti Vabariik, siis pandi Koeru teletorn tööle ja loomulikult kõik said vaadata ägedaid telekanalid, välja arvatud meie, sest kõik kiirgas üle meie maja. Ja ainuke võimalus nagu seda telekat vaadata oli see, et kui meil oli toaantenn koos trahvo ja võimendiga, seda pidi Toidma ja Tallinna poole suunama. Ja siis sa nägid neid esimesi Lutsma-Riigasid ja Mehhiku seebikaid. Aga jama oli selles, et mina pidin seda antenni hoidma. Ja see töötas ainult siis, kui ma olin teleka taga. Kui ma tulin teleka ette, siis oli pilt käis ja mida ma teen noore poisil, mul ei olnud midagi muud üle, et telekat ei näe, mis ma sest ainult kuulan, siis ma lugesin raamatuid, see oli teleka peale, lugesin raamatu ema ja vanema vaatasid seebikaid. Ja mulle tohutult hakkas raamatut lugemine meeldima, sest mul on küll 4 vanemat venda, aga nad olid kõik kodunt juba selleks ajaks läinud ja see koht, kus ma elasin, siis lähima naabrilapseni oli 3,5 kilomeetrit, ehk siis see kapu, ja polnud kellegagi muuga hängida kui raamatutega. Ja kui ma suur raamatute sõber juba olin, kodus lugesin kõik läbi, siis ma tulin siin raamatukokku. Ja ma mäletangi, et kui mu klassivendad ja õded vaatasid, kus raamatukogu kaardid olid. Ja kui nad olid siis nagu 9. klassiks, oli selle ühe raamatu nagu täis saanud, siis oli jess. Jah, sain täis. Mul oli nagu iga hooaeg, iga uus klass oli uus raamat täis. Ainult see vanemale ka, et siis mul oligi nagu rohkem oli seal neid asju. Ja mul tuli isegi meenub üks mälestus. Mu ema oli õpetaja Ervita koolis, Väinerva koolis tollel ajal oli, mul oli 3. klassis või 4. klassis käisin. Ja siis ma polnud veel seda raamatukogu võlu veel avastanud. Sest ma tulin Koeru kooli 2. klassis ja see oli 3. klassis. Ja ma olin kodus lugenud läbi väga palju raamatuid. Nii palju raamatuid, et ma olen 3. klassis juba ette võtnud siukse vahva teose nagu Tõde ja õigus. Ma ei saanud mitte muhvigi sellest aru, mis seal toimub nagu. Aga kuna mul oli igav ja midagi muud polnud teha, siis ma lugesin seda ja ma olen seda lugenud juba oma elus 3-4 korda erinevates vanustes. Jumal äge näha nagu uusi neid nüansse, mis nendel tekib ja avastusi. Ja siis olid need lugemispäevikud, ma leidsin selle ära ja siis tolleaegne kirjandusõpetaja pani mulle 2. Ütles, et Pilt, sa oled valetanud. Nii. Ma vaatan su, mul oli see ikkagi nagu see lugemispäevik täis joonistatud ja täis kirjutatud, sest ma olin nii palju lugenud. Et klassiväed loevad kohustuslikku kirjandust, muidugi mul oli see kohustus ka seal, aga tead, sa valetad. Põmm. Ja pani mulle 2, et ma olen luisanud. Ja ma olin tagasihoidlik vennike sellel ajal ja julgenud isegi neid värvilisi riideid ja kõiki siukest asja nagu kanda. Mis pea norus, selge värk, 2 ja siis lähen koju, ema vaatab, mis nalja teed, kirjanduses sul 2, see ei ole nagu võimalik. Ja tuli Koeru kooli ja siis rääkisime kirjandusõpetaja. Asjad selgeks, jah? Ja siis kirjandusõpetaja käest mu ema just ütles, et kas küsisid raamatu kohta ka siis midagi või? Ei, ilmselgelt tüüpi valetab, aga küsi sisu kohta. Et kas ta on lugenud või mitte, tee kontroll. Ja siis ma voristasin selle Tõe ja õiguse ette, kus Andresed ja Päärud seal omavahel seal madistasid ja kaklesid ja siis ta oli nagu okei, suu lahti. Raamatukogust teati juba ammu mind, siin oligi. Kuule, Illimar, tule siin üks tüdruk otsib mingit raamatut, sa alles hiljuti lugesid, et anna mingit soovitust, mis tahaks nagu ulmekirjandusega midagi siukest. Mul oli oma siin värgid, särgid juba tuttavad ja ühesõnaga, siin oli mu elu ja Väge. Mängisin ja möllasin ja see oli mu teine kodu siis, ütleme sellel ajal. Just see.
üsna nostalgiline siis selles mõttes need ruumid, et me siin täna oleme ja meil on nagu väga hea võimalus, aitäh Koeru kultuurimäele. Tegelikult veel mõned nädalad tagasi ei oleks võib-olla need ruumid olnud siin sellised, et ma oleks saanud siin võõrustada, nii et sa tegid hea valiku, väga hea valiku. Aga mis nüüd siis tulevikus hakkab siin olema? Siin on niisugune väike kohvinurk. No näed, ma arvan, et tulevik on helge. Teleshow'd. Ilmselt saab see stuudio sinna. Täpselt. Aga lähme nüüd täitsa tagasi, et sa ütlesid, et sul on 4 vanemat venda. Vau, kus sa sündisid, mis kuupäeval? Mina sündisin 20. november ja mina sündisin Rakvere linnas. Ja aastal 1984, ehk siis ikkagi niisugune perestroika ja kõik muud niisugused asjad, et ilus aeg, mäletan. Mina mäletan veel Vene rubla ja mäletan, kuidas sai veeautomaatides seda korporaliseeritud ette ja kõike niisugust asja. Kas see oli siis Rakvere linnas, mida sa mäletad? Või? Jaa, ma mäletan selles mõttes, et ma elasin tegelikult Kadrinas esimesed 6 eluaastat ja siis ma alles kolisime siia Koeru kanti ja kuigi mul vanaema jah on teist poolt Järvajaanit, et just kui ma siia sõitsin, siis ma sõitsin sealt Jalksema tee otsast mööda, ehk siis tulid ka sealt niisugused esimesed mälestused ja kõik sellised, et noh, tollel ajal ikka oli see komandeering, maikuu tuli ja siis septembris saadeti. Jah, täpselt, et siis nagu seal olin ja toimetasin, et ma seal elasingi niisugust väike Sillimari elu, et kui seda raamatut vaadata. Ja tegelikult see väike Sillimari elu elasin ma ka, ossa poiss, mul tuli nüüd meelde, et kui ma elasin tegelikult seda ka siis, kui me siia kolisime, esimesed 6 eluaastat siis elasin Kadrinas, sellest ma suurt midagi jah, tõesti ei mäleta, võib-olla seal mõned mängud ja tolleaegsed sõbrad. Ja siis kolisime siia Koeru kanti ja siis hakkas niisugune metsik Mowgli elu pihta, sest mul ei olnudki neid vanemad vennad, 2 isapoolset, nemad elasid oma ema juures, kellega mul on väiksem vanusevahe, 2 emapoolset, nemad elasid meil ja vanema vennaga 12 aastat vahet, noh, kui mina olin 6, tema oli juba 18 ja siis arusaadav, et hakkab vaikselt välja kolima. Ja teise vennaga 8 aastat vahet, et tema juba käis Järvejaanis siis kutsekas, nii et väga kodus enam ei olnud. Ja hakkas minul niisugune Mowgli elu pihta ja esimese klassi käisin ma Karinu koolis ja ma käisin seal kaugõppes, sest mul ema oli, nagu mina mainisin, oli õpetaja, et ta sai mind õpetada ja ma käisin seal siis korra nädalas ette näitamas, palju ma mida oskan. Ja seal oli esimene kokkupuude mul raamatukoguga. Ja mul isa töötas Karinul töökojas ja seal nagu ikka vahest sai papsi juures ka käidud. Noh, kuidas see töökoja elu oli, visati kõvasti viina ja värki ja kui mina sinna sattusin, jõu väike Illimar. Ja siis visati muga nalja ja siis räägiti raamatukogu hoidjast. Mina läksin vaatasin selle raamatukogu hoidja üle. No oli siis selline nagu töökojas räägiti? Tead, oli küll. Ja minul noor süda hakkas ikka põksuma ja mind ei olnud minu sellest väiksest Illimarist midagi, kosja viinadest ja värkidest, aga mehed andsid hea nõu ja mõndul on nüüd need karjäärid ja läksingi, võtsin selle tühja, mis siin oli sellel ajal, Royal piirituse pudel või selle läksin sinna, lasin selle konnakullaseid täis vett täis ja läksin siis kosja raamatukogu hoidjale, läksin siis oma kosja viinaga sinna jutustama. Kas visati kohe ukse pealt välja või? Ei visatud, seal oli ka, ma sain ikkagi omad jutud seal ja arvati, et see on ikkagi väga väärt tegu ja kõik, aga et vanuse vahe pidavalt olema natuke suur, et pidavalt mina ootama paar aastat, et siis mingis staadiumis läheb see enam-vähem sinna paika. Aga näed, ei antud mulle seda võimalust, sellepärast, et siis isa vahetas töökohta, tuli see Koeru ja siis tundus tunduvalt mõistlikum siis tulla Koeru kooli. Sest Karinul oli tunda, et ega seal pikalt seda kooli enam ei ole, et hakkab niisugune lõpusenaarium seal pihta, et mul onunaine oli selle peal direktor ja niisugune karmima käega rohkem, et siis ma pigem vaatasin siia, mis minul otsustada, et ja ema sai töökoha, sai Ervitale või Väinärve kooli, et siis nagu elu hakkas siiapoole näitama ja siis... Aga siis vaatamegi koos seda, kui sa Koeru jõudsid. Teine klass, vaat siin ma tulin. Nii. Ja kuna ma elasin seal metsade vahel, siis oli mul niisugune lahe värk ja meie juurde oli kolinud ka vanaema. Ehk siis mul kokkupuuted väga siis noorte inimestega polnud. Välja arvatud see, et ma siis käisin korra seal Karinu koolis. Aga sealgi ei tekkinud mul niisugust nagu connectionit või sidet tekkinud inimestega. Et ma olin rohkem niisugune võõrkeha sellepärast, et ma käisin korra nädalas seal.
ja ma mäletan, et mul oli niisugune situatsioon, kus näed, Sirli Grauberg on, näed siin, tema isa oli pärast füüsikaõpetaja värgid meil. Siis minu pinginaaber oli Reigo Jõgiste, kellega me koos seal toimetasime ja Sirlil kukkus, või oli see keaala siia, mis tuli, äkki keal oli niisugune särtsakas rohkem ja kukkus pastakas, kukkus maha. Ja siis mina võtsin selle pastaka, ütlesin, vabandage, lugupeetud klassiõde, mulle tundub, et teie kirjutusvahend kukkus maha, kas ma võiksin teile selle ulatada? Siis ta vaatas mulle, mida paganat, mis loom sa siukene oled, kes niimoodi räägib? Ütle, et no pastakas kukkus maha ja niimoodi. Et ma olin nagu mega häbelik poiss, ma olin nagu kuni kuskil 5. klassini olin vähemalt siukene vend, kes vaatas, et jumala pärast ma saaks istuda akna alla, et mul jumala suva, kas see on siin 2. või 3. korrus, on ju, et lihtsalt sellepärast akna alla, et kui mind klassi ette küsitakse, siis ma lihtsalt hüppan siit aknast välja, aga mina ei tule siia klassi ette lihtsalt. Illimar tuleb vastama, mul jookseb pilt vastama. No otses mõttes pildil jookseb pilt taskusse, on ju. Hoian kuskilt kinni ja 2 + 2 on 5. Meil on eesti keele tund, kullamees. Ma ei saa midagi aru. Et kõik jooksis nagu nii-öelda kokku. Ja siis ma tulingi siia 2. klassi ja see klass löödi üsna varsti meil laiali, sest 8 ilmselt, eks ju? Jah, 8, sest nüüd tuli Väinjärve koolist tuli 3. klassi, siis tuli nagu nii-öelda rohkem rahvast ja osadega ma jäin siis edasi toimetama ja osadega mitte. Siis Marko Künnapuuga siin sain pärast hängitud ja Ermot veel siin ei ole, et Ermoga olen väga lähedased sõbrad veel tänase päevani. Reigoga ma möllasin siis jah, kuni ütleb niimoodi, et 9. lõpuni, et tal oli imepärane värk, et tal vanemad olid lahutatud ja siis ta lõpuks kuidagi elas vanaema juures. Ja siis vanaema juures seal, vana inimene ei kuule, ei näe ja siis meil oli hakkas noorus tulema ja siis tal oli 2. korrus ja siis tulid siin samast koeru kultuurimajast väga hästi tulevad meelde, kultuuridiskalt tulid siis ega koju pikk tee, siis ikka vajusid sinna Reigo juurde. Siin samas ju. Täpselt siin samas. Aga näed siin Pillerin Parro, et tema vend käis paar klassi ülevalpool, temaga on lahe lugu oli, et me olime siis nagu nii-öelda rahvatantsus olime tantsupartnerid. Koerukool oli ju teada-tuntud rahvatantsukool. Siiamaani on. Ongi nii, jah? Ja, väga populaarne. Et oli väga tuntud ja siis see 2. klass oligi niisugune, kus me käisime siis lausa isegi tantsu ja laulu peal, küll see oli Paide oma. See oli hirmus hetk. Kes oli Liidia Laidinen oli. Ja siis me olime seal Paide selle kultuurimaa juures, pidi hakkama rongkäik pihta, et mis viib Vallimäele. Ja me pidime esitama siis tantsu ja laulu etteaste, kus olid suured koerad, väiksed koerad, kõik koerus pärit. Siis me olime siin väiksed koerad. Kui see traksipüksid olid, siis mul plönn lendas nööp ära just enne rongkäiku. Ma olin nii õnnetu. Liidlain ütles, ära muret, Sillimar. Kõik saab korda, me paneme aaknõela. Ja sellel hetkel tule siia poole. Rongkäigus olid need paganam obused. Ja ma astusin obuse sita sisse, löraki. Nagu väiksele poisile tundus, et see on põlvist saadik, see oli massiivne. Siis ma olin nagu veel õnnetum. Kuidas ma lähen nüüd põlvist saadik nagu, traks on läinud ja kõik. Ma ei tule, mul on nagu kõik. Ja häbelik vend ka veel takkab ühte pannakse tantsima. Aga Liida Läinen ütles, et ei, tuled ikka. Et tõmba selgeks järgu ja sinuga läheb hästi. Sest sa ju tantsid pärast ju baaristantsu ka. Ja baaristantsu ma tantsin Pillerin Parroga. Ja muidugi see päev lõppus ilusasti, me esinesime, kõik oli tore. Ma sain oma elu esimese hobusesõidu, sest Liidia nägi seda, et ma ju saan lapsepõlve trauma ja siis ma sain pärast meie hobuse selles ratsutada ümber Vallimäest. See tundus ka massiivne ja suur, aga uhke tunne. Ma poiss elust hobuseid näinud küll, pole tantsunud. Nagu üks 4 kuningast. Aga see Pillerin Parroga oli niimoodi, et temaga tantsisime koos ja siis, mis oli nagu Liida Läinine soov oli see, et me paneksime ka hinge, paneksime tantsu sisse. Ei ole niimoodi, et lihtsalt nagu nii-öelda mingisugune süldinäpp hoiab seal tütarlapsest kinni, vaid mees sa pead juhtima. Sa pead ikkagi juhtima. Ja kui sa oma partnerit vaatad ja tahad hinge sinna sisse panna, siis sa vaatad talle sügavalt silma. Ei taha, et pilk eksleks, me käiks siin kuskil ringi ja vaataks, kuidas teised tantsivad. Ja ei passi neid jalgu. Õpime selgeks. 2-2-3, 3-3-2 ja lähme. Okei, jaa, saad need tantsujommad selgeks.
ise nagu tudisid, et õpetaja ei näeks ja siis vaatad silma ja siis sellel hetkel, kui ma olin tantsusammud selgeks saanud ja vaatasin silma ja Pillerin vaatas mulle silma. Ja kõik Ja sobis. siis ma tundsin, et siia on hing pandud ja ta hakkas mulle meeldima. Ja no vaata seda, Ta on nunnu tõesti. Nunnu, noh. Ja aga noh, mäletate, kerib natuke tagasi, häbelik poiss klassi ette ei tule. Ega ma siis ei öelnud talle, et ta mulle meeldib. Sinna läks veel kõvasti aega. Me olime, minu keskkooli lõpetamine on pikem lugu, aga tema oli juba keskkooli lõpetanud ja siis Kamsi Kert tuli tagasi Koeru ja tal oli vaja ikka kõik klassivendad ja klassiõed nagu kokku ajada. Ja tal oli oma agenda, tal oli Eret õudselt meeldis ja nagu tal oli vaja nagu kuidagi, minu meelest nad vist siiamaani timmivad koos ja on lapski ühine. Ja see oli see hetk, kus ta nagu ajas siis pundi ajas kokku. Noh, keda ta seal sai või ei saanud, aga igatahes Pillerin oli kambas ja siis ma mäletan, et tollel õhtul siis ma ikkagi võtsin Pillerin, nüüd pole midagi kaotada. Ja ütlesid, tunnistasid. Ma tunnistasin, et kuule, seal oli king nagu nii-öelda eluaeg. Tore. Et juba teises klassis nagu nii-öelda viskas sädem üles ja tore, ma võin sulle sellise toreda uudise öelda, et Järvamaa laulutantsupäeva traditsioon jätkub siiamaani ja sellel aastal toimub see Vargamäel. Nii et ka Tõde ja õigus sa puudutasid, nii et katse oma plaanidesse võtta. See võib päris äge olla. Ma võin sulle nüüd öelda saladuskatte all, ma ei tea, millal see eetrisse läheb või millal see avalikuks läheb, aga praegu käib üks väike projekt. Võib-olla siis ma oma tööga Pilsbergide tiim tuleb ka korra sinna. Sest meil on vaja 2,5 tundi meelelahutust pakkuda siis lastele, kes ootavad tantsujärjekorda, et nad ei peaks homuse kaka sisse astuma ja see tuleb ka öelda meie tiimile väljakutse, seepärast, et seal on 1000 last ja siis ja, mis on 1000? Mis see siis on ja et võib-olla, ei tea, kas täna nagu nii-öelda rahastus sellele asjale nagu nii-öelda toeta, aga et me saame nagu nii-öelda pakkuda. Kahjuks mina küll, ma olen selle samal päeval olen Aegviidus matkafestivalil lapsi urutamas, aga äkki õnnestub jõuda sinna sellel hetkel, õhtu hetkel, et seda elamust nautima minna. Muidugi. Vaatame edasi, sest meil ikkagi on siin mõned pildid kokku saanud ja vaata siis. All on praat ja siin on siis niisugune lugu juhtunud, kus ma olen Koeru kirikus. Mu ema oli siis koguduses. Ma ei mäletagi, mis tööd ta seal tegi, toimetas, aga siin on minu 2 ristiisa ja siis ristiema. Elve, Allan ja Sergei äkki või? Sergei, just. Sergeiga ma suhtlesin, sellel hetkel me suhtlesime nagu nii-öelda rohkem. Sergei käest ma sain ühe pisiku, tema oli ehitusmees ja ta sõitis rattaga palju. Ja ta käis mõnikord Koerust, käis Tartus objekti tegemas. Jalgrattaga. Päriselt. Sõitis nagu sinna tagasi, siis mul tundus, see on ulme, see ei ole võimalik. Kuni ma siis hilisemas elus sain teada sellest, et see on võimalik. Sest nagu Koeru kant on, et nad on üks sõbergi siin kaasas, ma rääkisin, et see perimeeter oli 30-40 kilomeetrit. Näiteks ala Porkunissi kalale minna polnud probleemi, lihtsalt rataste selga ja läksid on ju. Mõtletasid, et sealt ma selle nagu nii-öelda pisiku sain, aga Allaniga temaga, ta oli tõesti üks vahva ristiisa, et oli meil vahvaid seiklused, meil olid esimesed siuksed meestejutud ja kõik siuksed värgid olid, et võttis mind kaasa ja suviti, kui oli mingisugust praoskondade väljasõidud ja asjad. Et minust küll nagu siukest usuvenda nüüd ei saanud, et kergelt siuke ateist ikkagi siiamaani on ju. Aga mingisugused elufilosoofiad, mis sealt nagu nii-öelda kaasa tulid, ala mingi 10 käsku, et ära tee ligimisele haiget ja kõik siuksed asjad on ju, et need ma seal kätte sain. Allan on väga tore inimene, ma olen täiesti. Allani poeg oli Johan. Johaniga, nagu tema kängisin siukene Johani teismelise iga, et siis meil kuidagi hästi klappis, et ja möllasime. Ja Usupõtuse laagrites Simisalus, seal ma käisin siis. Väga ilus kant on see ju, ka Vargamäele väga. Jah, paar kilomeetrit ainult. Seal oli pull, et seal tegelikult sai alguse ka minu tänase tööpisik, et ma käisin nendel laagrites, et omamoodi laagrid olid. Et ärme telgitagustesse mine, et see õhtused programmid ja asjad. Aga päris elu. Päris elu on ju. Aga mis nagu teada toimus, et kui ma olin lõpuks täiskasvanud, 18-19, siis ma olin nagu ringiga tagasi seal laagrites.
ja mitte enam siis nagu nii-öelda, kes oleks laagris osalenud, vaid siis ma olin nagu juhendaja. Ja siis ma avastasin, et minus on elus veel see mängumeelsus. Ja et kuidas ma saan nagu nii-öelda, kuidas ma lastele jõuan teistmoodi kui teised juhendajad. Et meie ei läinud näiteks sööma, ei läinud niimoodi, et nii lapsed, 3. kompanii joondu, nüüd läks pomm-pomm nagu laagrites käis, vaid me kuule, täna teeme niimoodi, et me nägime seal konnasid seal jõe ääres, proovime konnakrooksudes minna ja poppaid hüüame ja mina olen siis see vend nagu, kes on kurg, kõnnin niimoodi ringi ja siis proovin konnadeni jõuda ja siis kedagi nopin ära ja laste õudselt lahe ja siis on, kuidas Illikas sinu see grupp alati nii rõõmsameelne, kuidas nad kokku hoiavad, et lapsed tulevad, ripuvad küljes ja taha nagu ära minna. Et see andis äratavasti täna selle minu enda nagu igapäevasele tööle nagu see, et ma teen laste metsa sünnibused asju, andis selle hoo juurde, et sealt see pisik nagu nii-öelda tuli. See on väga äge kants, ma olen ise ka seal mitmeid kordi toimetanud. Aga nüüd me jõudsime huvitava pildini. Kas see on sinu kodutalu? Jaa, see on minu kodutalu ja see on siin võllakiik, mida me siin värime. Ja see oli mitte teps esimene sükene külakiik. Et me kolisime Ramma külla, siis kui ma olin 6-aastane ja ma mäletan seda maja ostmisega oli pull lugu, et see oli sükene Ramma küla oli kunagi võimas, väga võimas küla ja meil oli Kerem Agnes oli siis meie naabri-tädi, kellega siis sai rääkida lugusid ja tema rääkis väga toredaid ägedaid lugusid, et siin taga oleva mets on ja seal oli seal siiamaani on üks lahe asi, on vana lubja põletamisahi. Ja tollel ajal oli seal hoopis heinamaa, nüüd on nagu nii-öelda see metsa kasvanud, Kerem Agnesi majagi ees on juba suur mets kasvanud, mis oli tegelikult omal ajal põld. Aga tema rääkis siis lugusid, mis oli enne sõda, et kuidas oli seal 50 suitsutaret on ja siis pärast, kuidas kõik kokku lükati ja siis meie see talu, kus me kolisime, et see oli tegelikult ümruskonna üks suuremaid ja pärast sellest sai siis nii-öelda selle Sofoosi arvusükli keskus, raamatukogu ja kõik, et ma leidsin, kui me kolisime sinna, siis see oli nagu see oli korterid täis, kõik toad oli ehitatud korteriteks. Erinevad sissepääsud siis, eks ju? Erinevad siis, igas toas oli pliita. Mul isa astus uksest sisse ja siis kukkus läbi köögi põranda. Selle maja võtab, see tundub päris potentsiaaliks. Mida paganat nagu. Et seal tööd sai kõvasti sinna alla pandud ja tunde. Ja mis oli nagu nii-öelda, mis omamoodi oli äge, ka mulle tuli nagu arengule kaasa, et see mind jäetud kõrvale, vaid sain toksida. Aga see võllakiikidega oli niisugune pull lugu, et Kerem Agnes rääkiski, et siis oli meil seal 2 kõrtsu olnud. Pusu ja mis see teine seal mäe peal oli ja isegi saekaater. Ja siis oli ka külakiik olnud seal nendis. Siis me kuulsime, külakiik teemisega. Ja materjali meil oli vanad mingisugused küünid ja asjad, mis igal pool siin lagunesid, sest oli ju Nõukogude Liit lõppenud ja vabariik hakkas ja siis kõik ja kuidagi nagu maaelu jäi soiku. Ja siis ehitasime külakiige ja tegime esimese jaanitule ja sinna jaanitulele tuli vist kokku mingi 150 inimest. Mis pagan siin toimub? Ma vist nägin seda pilti kas oli rahvariidetel selles? See oli hiljem. See oli veel hiljem, jah? Aga tooli jah, mingi aasta oli 93, midagi sellist oli. Kuskil väga midagi ei toimunud, keegi polnud teinud ja siis oli vennad olid siuksed varateismeline või hilisteismelise eas oli ja siis sai kuskilt elektritraatide pealt need tõmmatud mingit elektrit ja kassetvine lintmakkidest muss käis ja kõik tulid kohale, kes tõi šašlõkki, kes tõi mingisuguseid koogikesi ja asju ja igalt poolt ümber ringi, sest piltide juures toimus siis jämm. Ja see külakiik oli see, mis tõi selle rahva kohale ja siis nagu see Kerem Agnes ütles, kurat, see oli nagu vanasti. See oli nagu see side või see oli. Aga ega piltide juures jämmid pole ju lõppenud ju? Ei ole. Pärast võib-olla jõuame selleni. Ja see oli nagu siis nagu nii-öelda, sellest oli juba aega möödas, see kiik kukkus kokku aga siis kui mina sain, ma olin juba siis elasin linnas, Tallinnas ja siis tulime maale ja siis mõtlesime, et kuule, teeme veel ühe ja tegimegi. Ja seda kiiki enam pole seal hoovi peal, et sellest on arvatavasti pilt on, ma olen mingi 18, mingi 22-23 aastat tagasi, ja tegime järgusime, et siin need põnnid, kes siin kiige peal istunud, mul vennalapsed, need on juba ise hakkavad varsti siin lapsi tegema, et juba 30-ndates on nii, et hakkavad sinnamaani sättima. Äge, sellised ühised tegemised ja toimetamised ikka meeles on. No nii. No siin on teismega, kuna see on tõesti meie kodukandis on tehtud, et on ka minu värkani. Siin ma olen jah siukses vanuses, ma arvan, et vanus võikski olla siukene 16-17, et
see oli selline aeg, kus ma tegelikult koerus käisin suhteliselt vähe. Põhikool oli nagu ära lõpetatud, lõpetasin põhikooli. Jah, et mul niisugune põhikooli lõpp hakkas lappama minema, kui ma ütlesin, et ma niisugune kuni 6. klassini olin niisugune vaga ja targu, siis käis klikk, aga tuli vaata see murdeiga, eks ju, hakkas pihta ja siis ma vaatasin, et kuule, et saab midagi teistmoodi ka. Siis kirjutama räämalt oma selles raamatus Mees 4 koeruaegadest ja asjadest kõigest nagu nii-öelda ja kuidas see koht nagu nii-öelda tekkis. Aga mul sugulased Kadrinas elasid ja siis ma hakkasin seal, kus ma nagu nii-öelda sünnikodu oli, siis ma hakkasin kuidagi avastasin, et ma seal on päris tore käia, sest mul oli onutütar, kes on täpselt sama vana kui mina, meil on 2 kuud vahet ja nagu vaata tüdrukutel ikka. Sõbrannad? Ei olnud, tüdrukutel ikka on peikad. Ja vaata koerus, eks mul ka need tüdrukud vaata meeldisid, aga jama oli selles, et klassiõed ja värgid ja kõik oli nagu siuke nagu nüüd on niisugune väike kant ja rohkem niisugune nagu õed-vennad on ju koos, et kodukandis on niimoodi. Ja siin oli see värk, et ma hierarhias olin suhteliselt madalal. Ehk siis, kui ma enda vanuseid tüdrukud nagu nii-öelda vaatasin, siis nemad vaatasid ikka 2-3 aastat vanemaid poissi. No tüüpiline. No ikka vaatad, kes on vähe mehelikumad. No ja siis mul sugulane Egle Kadrinas. Vana kui mina, mis me olime siis mingi 13-14 on ja kui talle esimesed peikad tekkisid on ja vanemad tüübid. Ja ma lähen nagu sinna on ja ma saan tema nagu nii-öelda nende tüüpide seltskonda ja ma kohe tõusin hierarhia tabelis nagu. Ja ma tundsin enesekindlust, sest ma ju hängisin ringi 16-17 aastasega, 17 aastasena, ise olles 14. Ja ma kogesin, et ma tunnen ennast kuidagi nagu vanemana. Enda klassis ma olin ka kõige vanem, sest mul sünnipäev 20. november on ju ja ma läksin 7-aastaselt kooli, ehk ma siis sain nagu nii-öelda 8, sellel ajal kui teised hakkasid alles 7 saama ja niimoodi, et ma olin nagu teistest nagu nii-öelda aastakene juba ees, ilma et ma oleks istuma jäänud või nii. Ja siis ma avastasin selle, et kuule päris mõnus on see aegis ja siis hakkasid minu nädalavahetused kuidagi sinnapoole kurssima, et vaikselt hakkasin seal pool käima. Ja see oli see vanus tegelikult, kus ma hakkasin siis uuesti tagasi koeru tulema, kus siis, ega siin koerus mul niisugust pruudimaterjali väga ei tekkinudki, siin Vahukülas seal oli ja Müüsleri pool on ju, aga siin... No kui sa oleks Pillerinile öelnud midagi. No, aga sa ei öelnud. Ei öelnud, on ju. See oli jah siukene aeg. Vaat siin ongi Egle. Egle, mul see onutütar, kellel olid siis nagu vanemad värgid ja vaata, kus see vahepeal tuli tagasi, on see ju Eminem. Kõik värvisid pea blondiks. Just. Ja meil oli, mul paralleelklassis käis Tauri Avila. Ta oli esimene, kes ära selle pulli tegi. Ja ma ütlesin, kuule Avila. Tal olid nagu sellised nagu kollakad, nagu juuksed siis pealt enne. Ja ma tegin ka selle tüümul, siin oli päris, aga see oli niimoodi, et ujumispits tõmmati pähe ja siis tõmmati sealt, vaata need salgud välja, seal olid mingid augud. Üksteisel tegite siis või? Jah. Üksteisele ja no seal mõnikord läks pekki, vaatas vesinik ikka kõrvetas korralikult ja mõnikord oligi, et läks niisuguseks kollakaks õini, aga siis lõpuks saime selle valge tulemuse saime ka kätte. Mis kodus öeldi selle peale, selle moeröögatuse peale? Tead, mul olid need vanemad vennad ju. Nad tulid raja ette kõndinud. Et mul oli nii, et mul ema ei saanud ka aru, et mul oleks nagu puberteet tulnud. Et kodus vaatas, mida ma seal mässan? Mida ma seal kodus mässan, et see... No kes see ikka pesamunale midagi ütleb? No ja siis nagu... Olgem ausad. Et see nagu 6 kilti nagu esimese asulani, et sul ema koduaresti ei pane ju. Sa oled nagu nii elad põhimõtteliselt. Koroona aeg ei olnud mul üldse võõras, sest ma elasin karantiinis. Sisuliselt ma elasin nagu eraldatud, et kui ma mäletan, siis mul oli nagu maru vihane, kui tulen kooli, meil täna kooli ei ole, meil on külmapühad. Mulle keegi ei võinud öelda. Mis mõttes? Siis oli, kes meil oli see Ilves oli kunstiõpetaja, mulle tohutult Merike, et mulle väga meeldis nagu kunst, siis tema oli see valveõpetaja, kes kogus siis kõik lapsed enda klassis, tal vist oli kõige soojem äkki midagi see klass, siis tõesti tuul puhus, vana kooli hakates puhus läbi, uute hakantega oli ka üks huvitav lugu, aga see last olla. Ja siis kogus meid ühte klassi ja siis me seal nagu siis joonistasime, kuni siis tööliste buss meid siis tagasi kõiki viis. Keegi ei võinud öelda. Ja siis kui kõik haigeks jäid, koerus mingi patsill tuli, isad ju, emad käisid osad Tallinnas tööl ja siis toodi see mingi huvitavaid haigusi. Kõik läkastasid, köhisid.
koolid, ole karantiin on, kõik on haiged. Ja siis nagu halloo, ma käisin ikka edasi, siis mul ema oli, tulen siia ja siis nagu pagan, mul ükski haigus külge ka jää. Ja siis, kui ma sain lõpuks isaks, siis ma hakkasin roburada pidi nagu nii-öelda järjest neid titted haiguseid saama, kui mul lapsed lasteaeda läksid, hakkas tulema ja siis see nagu see puberteedivärk oli ka, et ega ma kodus siis nagu väga, ema vaatas, et täitsa norm vend on ja siis koolis oli see koht, kus ma siis hakkasin ennast nagu nii-öelda välja elama. Et ega ma siin õpetajatel niisugune lemmiklapsi ei olnud, aga olid paar tegelast, kes oli ajalõpetaja Uljas. Tiiu on tööl siiamaani. Tervitusi Tiiule, respekt, mul tahab siiamaani klimp üles tulla, sest tema uskus minusse. Kui ma olin täiesti lootusetu juhtum. Aino linnas oli juba käega löönud. A-klass, 7A vist. Meil oli üks klass ülalpool oli mingisugune. Kas Aino ei olnud klassijuhataja? Oli, Aino linnas oli klassijuhataja. Ta oli nagu, jah, et nagu, las ta siis nagu, ühesõnaga ta oli nagu suht... Mina seda pilti taga enam jää. Jah, oli. Kusjuures ta on väga kannatlik, ta on käinud koduuste taga ja kõik jutud, värgid, särgid, toonud kohale, viinud kohale. Sa pidid ikka... No meil ei olnud kuidagi omavahelist sükest klikki ei tekkinud. Sa ei käinud laulmas poistekooris? Ei. Kui sa oleks käinud, oleks elu olnud hoopis teistsugune. Hoopis teistsugune, aga no see oli nagu kooli vahel oli nagu, meil oli nagu siukene, kuidas ma ütlen siis, meil oli niisugune omamoodi siukene hoogtöö päevakud olid siis selle samule Avilaga olid. Et ka temal see kõrgmurdiga sattus kätte. No ja see oli see üks moment, kus ma tellisin ennast pissile, tõesti pissihäda oli ja tulin geograafiatunnist, tulin nagu 3. korruselt, tulin 2. korrusele, kus oli nagu see WC poiste oma. Ja siis Tauri Aavile tuleb vastu, kraanikauss käes. Juhuslikult tuleb vastu tunni ajal, kui kõik õppivad, tuleb kraanikauss käes. Oh, tšau pilt, kuule, hoia korra, kraanikauss, mul on üks tegemine siin. Ei osa midagi öelda, võtsin selle kraanikausi kätte, mille jaoks, miks, ja siis ta kaob ära ja siis tuleb siis, kes see Tipi-Tiia tuleb. No nii pilt, kõrvas kinni, läheme õpetajate tuppa, tuleb välja, et see on eemaldatud tüdrukute WC-st. Kraanikauss. Mille jaoks, kuidas, mille jaoks seda vaja oli? No ja siis oli nagu üks teine momentum oli, kus ma vaatasin, et see oli päris hea pränk, muidugi ma sain selle enda kaela, Taurit sisse ei rääkinud, aga tal on vaja tagasi teha. Ja siis meil oli majandusruumi, saime kuidagi moodi sisse, me ei hakka täpsustama seda detaili, kuidas me sinna sisse saime, aga saime. Ja ma võtsin sealt 3 Mograflexi pudelit ja läksin kõik kooli kellad täis. Ja siis tühjad Mograflexi pudelid läksid Tauri kotti. Nii. Jube pull oli, midagi ei tule. Minu eest 3. korrusele vist ei jõudnud, aga see oli nagu, hästi pärast saime neid puhastada ja toimetada, et see oli nagu päris huvitav nüanss oli. Ja siis pärast, kui me Reimo Ilvesele pookisime teda vahele, me olime siis kõik vetsupaberi kokku saanud, tõmbasime jalgpallideks ja siis, no see vana aja majandusruum, see ikka töötas kenasti ja tõmbasime teibiga ümber ja mängisime jalgpalli. Ja kuidagi moodi me suutsime ikkagi tema, Tauri Aavile klassivenna Reimo Ilvese kaela selle ajada, oi, sellest oli ilge jama. Tahad Reimot ka tervitada äkki? Ikka tervitame. Tema Reili Remmelgas oli mul ka siukene, kes pani südame ikka rohkem põksuma. Väga kena ta oli. Aga talle ma ei rääkinud seda, nii et Reilile tervitusi. Tema oli mul ema klassist, käis ema oli klassijuhataja. See oli nagu fantastiline klass. Mu ema tegi selle pärast super tööd. Ma käisin selle klassiga ka jalgrattamatkadel asja ja ema korraldas niimoodi, et sest siiamaani osad õpilased veel helistavad, et tšau Maia, kuidas sul läheb? Et nagu see näitab respekti, sest ta oli nendega koos ainult ju mingi 5. või 6. klassini, kui nad tulid Koeru kooli, Peinerve koolis, see oli viimane. Aga Tiiu Uljas, sa ütlesid järgmine. Tiiu Uljas, okei. Et mul oli nagu, siis oli nagu jamasid oli nende õpetajatega ja siis oli Tiiu Uljas. Ütlesid, Illimar, sinu su ajalootöö. Sa said selle 3. Ja kõrval oli Kairit Brinkeni töö. Ütles, et vaata, Kairit kirjutas nagu 3 korda vähem kui sina. Ja ta sai 5 miinuse. Mul oli nagu, see on ebaaus. Mida sa teed mulle? Mulle ei sobi see. Lõpeta ära nagu. Pagan Kairit saab siin 5 ja ma saan 3. Kirjutasin 2 korda rohkem. Ta ütles, pilt. Mina usun sinusse. Sa oled rohkemaks võimeline. Ja tead, see läks nii korda. See läks nii korda ja mulle jõudis Tiiu jutt jõudis kohale. Mulle jõudis kohale, et sa ütlesid, ma näen, sinus on rohkem potentsiaali.
ja noh, on 2 õpetajat, kes on mind täna viinud sellesse kohta. Üks on Tipi-Tiia, kellega mul ei olnud üldse head suhted, kuna ta arvas siiski peale seda kraanikasvu juhtumit arvatavasti, et ma olen ikka täiesti lootusetu vend. Ja Tipi-Tiia ütles, kui hakkas meile vist 9. hakkas seda andma, ta ütles, sa ei lõpeta seda kooli, see on kindel mat. Ja sa lähed Ervitale selleks katlekütjaks. Ja ma ütlesin, ma ei lähe. Muidugi talle välja ütles, ma kartsin teda. Ma mõtlesin, ma ei lähe ja ma näitan sulle. Ma näitan sulle, et kurat, minust ei saa mingi tavaline külajoodik ja ma murran siit kohast ennast välja. Mitte, et mul koori vastu midagi ei oleks, aga et ma lähen siit. Ja teine õpetaja oli siis Tiia Uljas, kellele ma ütlesin, et õpetaja, ma näitan, milleks ma võimeline olen. Et mida ma teen. Nemad kahekesi uskusid. Need ei uskunud, see Tipi ei uskunud, aga ikkagi selles mõttes, et see nagu raeb või viha, mis seal nagu neil tekkis, oli edasi viiv jõud. Päris keeruline on tegelikult olla ju sellises vanuses. Kõik need mõtted ja kõik see, millega sa tegelikult ju võitled, eks ju, keegi ei saa sust aru, mõni saab aru, igasugused tunded, emotsioonid, kõik jääb üle pea, eks ju. No tegelikult ma tunnete peale ei mõelnud, ma tahtsin pulli teha, ma tahtsin lahe olla, ja siis oligi, et siis see Sirli Grauberg, kes seal oli, siis 9. ütles mulle, et kuule pilt, et tegelikult päris aus olla, et nagu segad siin õppetööd, et tema oli 5. Nii kaua kannatas, teisest 9. Tuleme siin kooli ja siis võiks nagu õppida. Okei. Ja siis oligi see, kes meil siis nüüd on, õppealajuhataja oli tollel ajal, kes meil oli? Kas Siret või? Siret Pärtel. Oota, Siret Pärter, minu lemmar. Tõsiselt minu lemmar. Juhtus siuke situatsioon, välisõpetaja Malle Moora südamest suured vabandused, mina ei ole sellest süüdi. Juhtus siukene situatsioon, et meil oli koolis sõbrapäev ja siis administraatorisse sõbrapäeva kastikusse kirjakesi kirjutada. Tänase päevani on nii. Ilus traditsioon. Ja siis mina kirjutasin ka sinna paar sükest lahedamat asja ja siis tuli üks krõbekiri ka. Et mul just olin ilgelt uhkend üle, et ma olin ära õppinud siukse inglise keele fraasi nagu fuck you son of a bitch. See on nagu kole asi nagu eesti keelde tõlkida. Ja kirjutasin selle paberi peale ja siis nagu ta sinna jäi on ja et ma hakkas mõtlema, et paneks kellelegi Taurile või kellelegi kaasõpilase, siis võeti see paber ära ja siis sinna peale oli siis mingi kirjutatud õpetaja nimi, kes oli siis Malle Moora. Ja kusjuures ma ei teadnud seda, et see sinna kirjutatud. Ma otsin paberit taga, seda pole. Pandi sinna potsikasti. Ja ja siis tunni aja pärast siis õpetajate taas, Malle Moora vaata, inglise keeles ka tervitatud mind. Ja siis, kes meil siis inglise keele õpetaja oli ja vene keelt õpetas ka? Merike Värk. Merike, just. Merike ütles, et kuule, las ma vaatan korra seda, ütles, et kas sa tead, mis see tähendab? Ja Malle suurtes krokodillile pisarast, kuidas talle niimoodi nagu öeldakse, kusjuures geograafil mu lemmikaine, lihtsalt ma selle õpetajaga, ühesõnaga, ma testisin kogu aeg, jah, et seal oli nagu knopkasid tooli peale ja kõik muud asjad, ühesõnaga pulli temaga sai. Talle ei meeldinud see pull, mis me tegime. Ja siis nagu mõned asjad nagu nii viidi koha peale, Priidu Künnap oli siis saksa keele õpetaja, Priidu Künnapu kuidagi juhuslikult avastas, et näed, siin on kontrollide viik, seda hoitakse koolis, vaatame, et pilt. Käekirja kontroll. Käekirja kontroll, pilt, nüüd tuled siia. Ja ma sain selle eest endale teise käskirja. Sest ma olin eelnevalt ka ühe õpetajaga väga inetult käitunud, ülest mu siiamaani kahju, et ma õppisin sellest hästi palju, et kuidas naistega mitte käituda. Aga siis ma sain oma teise käskirja. Ja siis ma läksin siis Siret Pärtli kabinetti, kus ma siis pidin kirjutama selgituskirja. Mina tundsin kohutavat ebaõiglust, sest selle fuck you sõna võtsi oli kirjutatud Kristo Org sinu peale. Kellega mul oli ka lähedased suhted, kes saab minust allapool. Ja ma olin nagu, ma löön ta maha. Lihtsalt ma löön ta maha, sest 3 käskirja tähendas koolist välja viskamine. Minu ema on õpetaja kõrval koolis. Milline maine kahju, kõik siuksed. Ja siis Siret räägib muga. Ta ei tulnud ütlema mulle, et kuule, sa oled mingi luuser. Mis ta ütles sulle siis? Ta ütles mulle, kuule, ma vaatan, et sul hoidsid tähelepanu. Väga ebasobit rääkida. Siis ma ütlesin Siret, ma olen päris aus, et ma tegelikult ei kirjutanud seda. Mitte ükski teine õpetaja seda ei uskunud. Võib-olla Tiia Uljas oleks seda uskunud. Mitte ükski teine õpetaja, sest ma olin nii palju käkki keeranud, et ma saan sellest täiesti aru, et kõik siuke negatiivne fookus. Ma olin nagu kogu aeg olin seal rambi valguses ja mitte kõige paremas.
Herbert Last oli see, kes aitas mind, ütles, tule näita ringi ja sealt ma sain nagu nii-öelda julgust asju juurde ja tema hakkas nagu minu mainet puhastama ja siis ma avastasin, et sellega ma saan natukene paremasse valgusesse, sest ma tegelen kooliväliste asjadega ka, mis nagu nii-öelda sobivad selle, et ma ei ainult keera käkki. Rahvatants ja näitering. No vot, no rahvatants siis me enam ei käinud, siis ma olin loobunud. Meil oli juba see periood käes, kus meil oli, jõime staadioni ääres õlut ja loopisime suitsukonidega neid Adusu-poisse ja Reigo Jõgisteid ja niisugused, kes tegid trenni, et noh, meil niisugune natuke juba kadunud põlvkond, et niisugune parajad pätid olime. Aga Siret Pärtel ütles, et kuule, Illimar, et jah, ma näen, et sul on tähelepanu ja kõik niisugused asjad, et see on nagu nii-öelda palju, et siia sattunud. Aga tead, lõpetas 9. klassi ära. Et sa oled tark poiss, intelligentne ja noh, ta nägi samasugust asja nagu Tiiu Iljas. Ja siis ma sain esimest korda vist rääkida päriselt mingisuguseid asju Siretile. Tema vaevalt seda mäletab. Siis ma ütlesin talle, et kuule, mul nagu Vainoga ei ole lähedaselt suhted, et klassijuhatajaga, et ma ei saa tal midagi rääkima minna. Ja siis ta küsis, et mis sul selles aines on. Tema ise oli matemaatikaõpetaja. Siis ma ütlesin, et mul on praegu matemaatika 2. Ma kardan, et ma ei saa seda läbi, sellepärast, et mul ei ole nagu tipi-tiiega head suhted. Et ma ei oska midagi ja kui ma lähen küsima, siis ta plämib mulle vastu, ütleb, sa oled kuradi lollakas ja siis nagu mul on plokk ees, ma ei saa minna. Ja nagu, ma ei suuda selle õpetajaga nagu läbi saada. Ja siis ütles, davai, aga tead, ma aitan sind. Ma aitan sind, mina olen matemaatikaõpetaja, ma usun. Ja ta aitas mind. Ja siis ütles, ma usun seda, et sina ei kirjutanud seda. Ja ta küsis, kes seda tegi, ma ütlesin, kui ma ütlen seda, siis see on nagu nii-öelda sotsiaalne häving selle teisele inimesele. Tead, ikka mulle võid rääkida. Siis ma rääkisin. Okei. Ja me tekkis usaldus. Ja mis oli lahe, oli see, et ta ei läinud sellel Kristo Orul sellest kõrvast kinni võtma. Ei teinud seda, siis ma nägin, et kuule, minu jutt ei lähe eemale. Ja kui 9. klassi lõpueksam oli, need järeleaitamised, need tunnid ja asjad, siis Pärtel tuli ja ütles, et kuule, ma mäletan, see proovieksam oli, kuule, vaata korra see üle. Et ma vaatasin selle üle, siis mul oli mine pekki, sa minuga samas paadis. Nii et Siret Pärtel ja Tiiu Iljas, shout out, te olite need, kes uskusid, viisite. Ja siiamaani, kui ma näen Toomas Aani, kui ma käisin pärast nooruses rattaga sõitmas midagi sükest, siis ma käisin siin Rakke maratonidel või siis, kui ma siin Väinärve veepidudel käisin nagu mitte pidutsemas, vaid siis rattaga jooksmas ja sõitmas midagi sükest spordiasju tegin. Näed, siin ta ongi. Toomas Aani, Siret Pärtel seal raja ääres, mul oli nagu, ma jätan seisma, teeme kalli, viskame patsu, teeme nukid, et noh, siiamaani hästi niisugune soe tunne on nagu nii-öelda sees. Sõnal on jõud, eks ju, tegelikult. Jaa. Hästi tugevalt. Ja kuidas sa siis lisaks sellele, et su ristiisa said jalgrattaga käis korra Tartus asju ajamas, et siis hakkasid tõsiselt, lõpetasid põhikooli ära, eksamid said tehtud, mis see sai sinust? Kusjuures ma ei teadnud, et ma põhikooli ära lõpetasin, ma isegi läinud lõpuaktusele, siis ma arvasin, et ma kukkusin läbi. Tõesti? Jaa, sest mul olin pärast jumala kahju, sest kõigil oli nii lahe pidu ja värgid olid ja ma olin sellele hoopis Kadrinas. Siis ma olin sellest nagu hiljas, sest tuli välja, et kuule, sa said läbi. Noh, ma olen sündinud düsgraafik. Ja mul on nagu nii-öelda oma keskkooli ma lõpetasin ära, et mul oli ametlikult on mul siis paberid kirjas nagu see tõend just, et nagu nii-öelda perearsti tõend, et ma olen düsgraafik. Aga siis tollel ajal seda nagu ei olnud, et kuni teises klassis, kui ma kooli tulin, ma käisin kogu aeg logopeedi juures ja midagi ei aidanud, vane selgavesi. Ja siis kuskil 6.-7. öeldi, et pohhui see on ja suva see pilt, aga noh, enam-vähem 3 vinitad ära ja korras. No ja siis eesti keele eksami loomulikult ma kukkusin läbi ju ja siis ma sain järeleksami teha, mida ma läbi kukkusin. Sa oled täna raamatu kirjutama. Ma kirjutasin raamatu. Me jõuame kohe selle pildini ka. Ma kirjutasin raamatu, tuleb välja, et kui sa usud, siis sa saad nagu nii-öelda kõike, et ütlen jälle, et aitäh sulle tipi-tiia, et sa panid nagu nii-öelda, andsid selle suraka tagumikku ära, et me saame alati kõik enda kasuks pöörata. Aga jah, et mis nagu nii-öelda toimus, oligi see, et mis ma kukkusin nagu nii-öelda läbi ja siis ma arvasin, et ma kukkusin läbi, tegelikult ma ei kukkunud ja ma lõpetasin selle ära. Aga noh, sealt läks tühja maad, keskkoolis öeldi, et kuule, pole mõtet, ma proovisin Järvejaani, kuule, mine vaata Paidesse ja siis ma niimoodi oma keskkooli lõpetasin 6-7 aastat. Ja täiskasvanute gümnaasiumi? Täiskasvanute gümnaasiumi, ma lõpetasin keskkooli alles 27 aastaselt, et mul tuli enne seda tuli nagu, siis tuli nagu korralikult nagu latakas mõistuspäev.
aga mis sa tegema hakkasid pärast põhikooli lõpetamist? See oli niimoodi, et siis oligi, et ma sain oma esimese pruudi, siis hakkas koorus käima, üks Tallinna tüdruk ja siis sain oma esimese pruudi ja siis meil väike ting tekkis ja siis ma hakkasin nagu erinevaid neid nagu nii-öelda õhtukaid siis läbima ja siis avastasin, et ema avastas, et kuule, ma ei hakka su elu kinni plekkima, sa oled 18, tõmba nagu, siis ma olin meil suitsumees ja nagu siis ma taipasin, et tõepoolest, ega ma et elan vanemate seljas nagu puuk. Läksin Tallinnasse, sain seal oma esimese töö ja värgid ja tead, see elustiilist oli siuke napsuvõtt, meil oli ikka külge jäänud. Et see oli siuke tavapärane ju siinkandis ja siis rattasõit oli see, mis mind sealt välja tõmbas. Et mul vend juba tegi tegelikult rattasporti kõvemini ja siis me tegime ühe oma rattaklubi. Esimene oligi Rimi klubi, siin ma olengi siukene 20-aastane. Et ma jõudsin selleks hetkeks juba olin suitsetamise maha jätnud ja siis mul niisugused kõvemad tinapanemised jäid ka sinna, et ma tegin oma siukse, kuidas ma ütlen, siukse võimsa siukse mölluelu tegin läbi siis 14–18. Kõvasti tina ja siis olid igasugused need seksuvärgid ja suitsud ja kõik, mis sinna kuuluvad, on ja et kui Sirli Grauberg avastas, et kuule, me esimest korda kutsusime koori diskole, kuule, see on äge, see on pidu, ta polnud varem käinud, nohik, on ju. Ja Ermo Vihtriga koos kutsusime, et kuule, see on äge, nüüd läheb pidu lahti, mul oli nagu, et ma hakkan otsi kokku tõmbama, et sa alles nüüd avastad. Teised avastad. Mis nagu tundub loogiline, vaat inimesed lähevad ülikoolis asjadest, saime kodunt minema, et nüüd paneme nagu möllu. Täitsa huvitav, nagu sa räägid, et tegelikult nagu kooli jõudsid teise klassi ja pidutsema hakkasid, elu hakkasid elama 14-aastaselt, sul on midagi nagu, sa ei ole nagu reegel. Ei ole. Ja see on äge. See ongi teebki sinust erakordse ja erilise ja teistmoodi inimene. Ja kindlasti, ma isegi häbene sellest, vaata, kuidas ma riides käin. Et ikkagi ma pingutasin ka natukenegi värvidega nagu päriselt ka. Imeline. Natukenegi, aga see on nagu väga äge. Sest tegelikult olema ausalt, sellel hetkel ma veel ei julgenud niimoodi värviliselt riides käia, sest siin samas koerakoolis ma sain ühe trauma, kuna mul see ema töötas koguduses, siis esimesed nagu nii-öelda Norra esmaabipakid, vaata, mis siia tulid või niisugused. No terve koerv käis. Ja humanitaarabi, vaata, need erinevad riided, värgid, särgid ja siis mul oli nagu, siis ma olin äkki 3.–4. klassis või 4. klassis, ma vaatan, mine pekki, see ei ole võimalik, rohelised teksapüksed, mitte kellelgi ei ole. Ja mulle meeldib erilisus, nagu välja paistab, nagu teistmoodi. Ja nagu, vau, mida värk, mingi triibuline särk, nagu davai, minu mõõt ka, hopstis selga, kooli peal. Käin, ja kindlasti pidi keegi ütlema midagi. Ja minu meelest oligi Gerd Kampsoo, mingi kambaga tuleb vastu, et pede. Ja siis mul oli nagu kõik sellest päevast alates läks tavaline see, mis olid ruudulised flanellsärgid, on ju, selga, Nike dress, halli värvi, nukamüts peas ja siis käisid nagu, üritasid võimalikult palju teiste moodi olla. Aga peale seda 14. hakkas nagu nii-öelda midagi muutuma, siis ma nägin, et kuule, ei suregi maha, kui ma julgen eristuda, aga see eristumine tuli siis teisest kohast ja alles sükene, kui ma lõpetasin selle keskkooli äkki 27-28, siis oli nagu, mul on nagu give a shit, et ma võin olla päriselt see, kes ma tahan. Ja mulle meeldib olla positiivne, mulle meeldib olla värviline, mulle meeldib teistele rõõmu sellega pakkuda, et tänapäeval, kui ma tänaval käingi ringi, vaata kõik käivad hallis ja ma tulen oma värvilisega, ja siis on veel nagu rõõmus tuju ka, naeratan. Mis tal viga on? Algus on see esimene mõte, aga lihtsalt see on nii äge, kui palju ma tegelikult kingin. Terve mu pere on siukene, on ju. Me jõuame selleni. Julgeme olla ja siis me kingime naeratusi, siis nad vaatavad, ma saan ka naeratada. Mingi asi murdis selle ära. No, näed, siin ma näen siin hoopis keegi teine on sind ära murdnud või? Jah, et eks vaata ikka elus tuleb ette, et mul oli 2 siukest pikka suhet enne seda, see esimene tütarlaps, kellega ma seal kiike värvisin, see oli Eleri, et tema juhatas mind siis niisuguse paarisuhte elusse juhatas sisse, et kui ma olingi niisugune 18, siis hakkasin elama niisugust nagu päris elu, ikka töö ja kõik niisugused korterid ja kõik niisugused möllud on ja auto ja tavaline elu ja siis pärast seda oli üks Ragne niisugune pruut, aga siis, kui ma olin temaga ka seiklused lõpetanud, siis ilmus minu ellu siis tänane minu kaaslane, tulevane abikaasa, Katukene, kellega mul on 3 ilusat, armsat last. Oota, see tulevane abikaasa on nagu, et on plaan abielluda siis? Jah, meil on siin väike niisugune see errori koht, et vaata see Piltsberg, see nagu nii-öelda see nimetus meil see, et see tuleb nagu minu perekonnanimest ja tema perekonnanimest, et me saime nagu nii-öelda keskteel kokku, et kalli kaasa perekonnanimi on Valsberg ja minu nimi on Pilt ja siis nagu sobi üks ega teine on ju, et kuule, aga paneme siis
2 nime kokku, et siis on Piltsberg. Väga äge. Ja sealt nagu sündiski see Piltsberg ja see on nii lahe, nii mänguline ja nii tore, et siin on nagu ümber nagu neil tekkinud niisugune bränd ja ütleme siis meie moodi nagu niisugune elustiil või omamoodi kuvand, et kõik need värvid ja kõik muud möllud ja niisuguse positiivsus ja elujaotus ja kus te siis kohtusite Kadriga? meie kohtusime ühes vesipiibupaaris, kus ma üldse ei pidanud jõudma, et nagu ikka vaata see saatus on ju, tulin oma vanad töökossad ja värgid, tulin kuskilt Tõrvast juhutööd tegemast ja sõbrad meelitasid ühe sõbranna sünnipäeval, et tule ikka, ma ütlesin, no ma astun korra läbi, et nagu rahaga polnud sellel hetkel, et nagu ühe õlle siis teen, et see papp on ja niisugune masendav eluperiood oli ja elasin kuskil sõbra juures Koplis ja siis astusin sisse ja enamus inimesi tundsin ja siis see oli nagu täitsa võõras, suured silmad ja kõik ilus. Ja siis ma nagu lõõpisin seal, läksin mööda, et mõtlesin, lähen koju, aga enne seda vaatasin, komistasin sellele otsa seal neiule otsa, nii et mõtlesin, kus sa meil lapsed panid siis? Ja tead, ta polnud suu peal kukkunud. Ütles, et jätsin enda vanemate juurde ja sa ei mäleta siis, et mitte hullult sa juba joonud oled. Ja siis hakkas minult lõõpima ja see oli päris lahe ja sinna see nagu kuidagi jäi ka. Ja pärast läksime kuskil Diskentsile, mina elasin oma elu seal ja paar päeva hiljem või midagi siukest tulid pildid, kus olid värvilised teksad olid, siis ma mõtlesin, kurat, see tüdrukul on mingi värk, siis ma kommenteerisin seda ja siis jäime kuidagi seal nagu... Sotsiaalmeedias. Ja siis nagu, ega see lihtne tüdruk polnud, seal oli vaja ikka natukene möllata ühte ja teistpidi. Ja mina parajasti olin oma eluga siis päris siukses sügavas augus, ma olin oma 0 punktis, kaalusin oma tippkaalu, mingi 102 või 105 kilo äkki sellel hetkel. Raamatus ma kirjutasin täpsemalt ja iga päev ikka mingi väike õlle ja krõpsu ja kõik ja niisugune. Ühesõnaga ma olin vanas suhtest lahkuminekust oli nagu nii-öelda seal natukene löödud ja siis leinasin seda kohta ja siis mõtlesin, et kurat, nii ei saa enam, et ma pean seda 80 kraadi tegema. Ja otsustasin, et ma siin oma elus teen muudatused, ja vaatasin, et ma pean kardinaalselt midagi muutma. Mõtlesin, et alkoholiga teen siis nagu sayonara ja siis lõpetan näiteks lihasöömise ära. Hakkan ainult nagu taimset toitu sööma. Ja kuidas seda teha? Siis ma sain teada puhtjuhuslikult, et mul see tollaegne siis mitte veel pruut, aga siis sõbranna ta õppis toitumisnõustajaks. Kuule! Win-win situation. Tuli välja siuke asi veel, et vestluses, et ta on juba nagu 7 aastat taimetoitluse tegelenud ja pole ära surnud või näeb väga hea välja oma parimas vormis. Okei, mingi ting siin on. Ja siis hakkasin nõu võtma ja värke ja siis sul siin esimesed siuksed kohtingud ja teidid ja hakkasid niimoodi pihta ja siis ütleme niimoodi, et temaga ei olnud seda asja, et oleks mingid Läänemere lained pealt kokku löönud. Vaid oli just siuke tunne, nagu 2 hinge, kes on kokku löönud, sattusid parajasti ühel samal eluetapil nagu nii-öelda kokku. Siukene mõnus, rahulik, siukene... Ja koos kasvamine nagu... Hakkas minema. Muidugi algus oli selles mõttes tormiline, et kuskil pool aastat hiljem tuli nagu nii-öelda rasedusteade, aga see ei olnud suur šokk, vaid see oli nagu nii pidigi, et see oli hästi suur usaldus, et selle inimesega ma nüüd panen elu lõpuni nagu nii-öelda koos. Sest ma olin nagu isaduseks väga-väga valmis ja see kõik tuli nagu üliloomulikult ja nagu mega ilus aeg. See pilt on muidugi Käsmus tehtud, see oligi see esimene semmimisaasta. Sellised noored ikka. Miks ta nagu tulevale abikaasa on ikkagi see, et kihlus on tehtud, bronn on peal, nii et kellegi lootust siin ei ole, eks ju. Aga lihtsalt selle perekonna nimega, et kuidas me selle Piltsbergi kätte saame, et sellega meil natukene müttamist. Et siis me saame. Aga siin oli juba rohkem lapsi, et mulle ikka meeldib öelda, et... Ei olnud kolmikud? Ei olnud kolmikud. 2 tükid näevad välja nagu õed, aga jube palju värve, eks ju. Et meil on ikka siuke komme öelda, et kui 2 inimese vahel on nii palju armastust, et see nende sisse ära ei mahu, siis see realiseerub laste näol. Ja siin need on, et 3 tükki, peale seda läks armastusbalanssi. Kuigi siin plikad hakkasid siin aasta tagasi jaurama, et kuule, väike venna võiks ka kuskil olla. Nii. Ja siis me jõudsime loomapoodi ja nüüd meil on isane hamster. Palju õnne. Aga mis need vastuargumendid olid? Meil on peres samad teemad nagu kogu aeg, et autos pole vaba kohta ja küll ikka nagu igasugused vabandus ikka. Me oleme nõus koolist varem koju tuleme, nagu selline pidevalt käib. Väike selge surkimine, äkki õnnestub. Teemad hoitakse kogu aeg päevakorras. No me ütlesime, et meil on küll balansis nüüd armastus. Vaata 2 inimese valim palju ei mahu, siis nüüd on balansis, nüüd on korras, nüüd on väga hästi ja saame sellega tegeleda. Mis tunne on olla 3 tütre isa siis?
tead, see oli jube pull lugu. Ma teadsin kogu aeg, et mul 3 last tuleb. Ja võib-olla see on programmeeritud ka. Elasime seal Rammal, 90-ndad. Maal käis igasuguseid kahtlased värke. Mõned käisid Kalašnikovidega ringi, varastasid metsa. Oli aeg. Aitasin isegi natukene kaasa. Õnneks enam selle eest ei saa mingit krimkat, aga näed, et konkreetselt saad käes ringi kõndinud, aga ütleme niimoodi, et kuidagi moodi sai ette näidata mingeid asju. Ja mõni käis näiteks ennustamas. Ja nii oligi, ma olin vanema vennaga 8 kodus. Tuleb meie hoovi sõidab Žiguli mustlased. Mustlasega niimoodi, et kui nad hoovi sõidavad, ega nad ära sealt ju ei lähe niisama. Ja kui nüüd ütled, et tõmba jeed, siis ikka sealt tuleb needusi ja sajatusi tuleb. Meil seda vennaga nagu kumbki ei tahtnud. Mina siukene, ikkagi siukene tatinina veel, ma arvan, mingi 7-aastane või, et võisin 1. klassis käia. Ja siis nemad ikkagi hakkavad nüüd ennustama. Üks oli sohver, teine oli naisterahvas. Ja tema vaatas venda ja ennustas talle siis niisugust tulevikku ja siis oli juba ema mulle hoobis ja ei, selle noorele mehele on vaja ikka seletada, mis värk on. Ainuke asi, mis mul meelde jäi, oli see, et tegelikult 2 asja, et tema hakkab tulevikus õpetama. Midagi niisugust. Kuramus õpetaja minust saab. Seda ma ei uskunud, vaid hilise hetkeni. Täna koolitan isasid ja emasid. See on üks minu nii-öelda ametitest. Ja et tema sünnib 3 last. Okei. Selge värk. Selle võtsid kaasa? Arvatavasti, võib-olla kuskil. Pärast minul oleks arvates meelest ära, aga ema kuskil hakkas hiljem meelde tuletama. Ja ma nägin kuskil unenäos, nägin ka seda. Kusjuures unenäos ma nägin, et mis sa sünnitasin need lapsed. Et mehena sünnitada on väga keeruline, sest et sul puuduvad teatud organid. Ja see oli väga valus protsess, aga õnneks ema hoidis mulle ruumi koos minu vanaemaga. Ma tegelikult veel stringid puruks, mõtlesin, et nad ei tule muud moodi välja. See hetk, kui ma olin rase, siis ma läksin unenäos. Ma läksin ema juurde, ema, ma olin rase. Ema, nalja teed, sa oled nii noor, kas tõin märganud siis rasedusvastased need vahendid kasutada. Ema, ma olen mees, kuidas ma jäin rasedaks. No see selleks, see läheb ju kuskile kursib ära. Aga seal ma nägin ka, et mul 3 last nagu nii-öelda tuleb. Ja me teadsime naisega juba kohe, et 3 last tuleb. Ja nii nad on. Tutvustama tütreid. Kõige vanem on näed seal keskel on ja, et keskel tema on Merimee, et siukene, neil on kõigil siuksed haruldased nimed, kus me ei teadnud, et need on haruldased nimed, aga tuli Merimee Prospervi järgi, et kes on siis ka siukene, tema on siis muusikat teeb prantslane, et kellel on ilusad teosed, et sealt on nagu siukene inspiratsioon, tuli Merimee. Sündis imeline kingitus, sealt sai alguse minu isaduse teekond, kõige võimsamad asjad mu elus, kus ma siis tundsin, et see on see asi, et see isadus on ikka minu värk. Ma olin väga-väga õnnelik. Järgmisena 2 aastat hiljem tuli siis Eleonora. Sündis Eleonora, et mina tahtsin Noorat. Naine arvas, et tead, see on kuidagi liiga tavaliseks jääb, on ju. Ja temal oli nagu seal Elaga oli mingi teema, et aga kuule, aga meil kombeks nagu oli Piltsbergi värk, paneme siis 2 asja kokku. Ja Noora tuli minul lihtsalt sellest, et Noora on üks hästi-hästi vana sõna, seda kasutas ja see on nagu nii-öelda üle maailma siis nagu neil tuntud, et viikingitel ja siis kuskil seal all saudidel on enam-vähem sama tähendus, et mingid valgusi, uue tärkamine ja kõik siuke, et andis nagu siukest inspiratsiooni. Ja siis me panime Eleonora ja siis me hiljem saime teada, et Kadri onu elab Uus-Meremaal, kui ta siia tuli, et siis Austraalia mingisugused või seal Uus-Meremaa mingi, ei, aborigeenidega oli see värk, oli jah, Austraalia aborigeenid. Aborigeeni kirjast tähendab Eleonora, niisugune sõna olemas, Eleonora, tähendab mere ääres. Merimee, Eleonora, 2 asja nagu, et siis mere ääres. Kusjuures omavahel nad väga hästi läbi ei saa. Ja rahvatarkus ütleb, et üle 1 lapsi need saavad omavahel läbi ja siis 2 aastat hiljem siis sündis Madeliine. Ja Merimee ja Madeliine saavad väga hästi läbi. Et see keskmine temal on nagu nii-öelda sõelumist ja ma kujutan ette, et see 3. samster, see saab hästi jälle läbi selle Eleonora. Kõik on tasakaalus. Aga kui ma siin, kes seda salvestust nüüd vaatavad, et 3 last järjest teha 2-aastase vahega, et selle asja nimi on ekstreemsport, see paneb suhteproovile päris korralikult. See paneb üldse kõik asjad proovile, et kui nad nagu nii-öelda tulevad. Mõned kutsuvad selliseid inimesi hulludeks, aga et see on hullumeelsus. Ja tasub mingid mentaalsed testid ennem ära teha, et väga-väga soovitan näiteks vaadata nagu kestvus- ja püsivustesti, et näiteks mine ütle ämmale midagi väga sitasti, midagi ütle, et jah, et kallis ämm, et ma ei tea, et
ühesõnaga praegu ei tule mingit väga head solvangut, aga saad panna tema vanuse kohta või kaalu kohta, on ju, et ja või tütre kasvatamise tütre kohta. kasvatamise kohta väga hästi. Ütle talle kohe järjest need asjad ära ja siis sellel mis ta kõik valesti teinud on. Just. Ja siis lukusta ennast koos selle ämmaga kuskile keldrisse ja viska läbi keldriakna see võti minema. Ja siis ole seal 2 päeva temaga. Kui sealt elusalt välja tuled, siis saad valmis tegema lapsi järjest 2 aastase vahega. Kas või 3 või 4, vahet ei ole. Igastahes sa oled mentaalselt valmis. Äge. No nii, jõudsime su raamatuni. Ma pean tunnistama, ma pole seda raamatut veel lugenud, aga ma olen sellest raamatust kuulnud. Sul on suurepärane võimalus, seepärast, et ma võtsin tänagi neid kaasa, neid raamatuid ja ma jätan neid kingitusteks ja koeru, et saad õpetajatele jagada ja kellele veel, kes on nagu nii-öelda, kes tunnevad, et see võiks nagu nii-öelda neid kõnetada. Ja see raamat siis sündiski tegelikult minu meheks saamise, nagu raamatu nimi ütleb Mees 4, et seal raamatus on seiklusi nii koerust kui ka sealt Kadrina aegadest, et kuidas see meheks kasvamise lugu siis hakkas. Et mis on need märkamised või kohad on ju, ja kuidas see tuleb ja et kuidas siis mina tegelikult enda sükest esimesi, meheks kasvatakse eluaeg, et see on protsess, mis kestab kuni elu lõpuni. See ei peatu, samamoodi nagu nii-öelda suhe areneb, samamoodi nagu me kõik areneme, see elu lõpuni on see elukestev teekond. Sellest me peame aru saama, aga kuidas ma tundsin, et nüüd on nagu nii-öelda see tatt hakkab ära kaduma, ära kuivama siit lõua pealt, oli see, et kui ma sain isaks esimest korda, et nüüd ma tundsin, et nüüd ma hakkan vastutama päriselt. Et siukene paila, sõrmed püsti aeg on läbi saanud ja minust saab siis mees. Ja ma küsin vahele, sa oled ju väga paljude isadega kohtunud. Ma tean, et sa teed läbi selliseid laagreid ja see koolitused, eks ju. Et kas teistel isadel on ka olnud see isaks saamise hetk olnud see, kus nad on tundnud, et nüüd on nagu nii suur vastutus või mida isad tunnevad, see on tegelikult huvitav oleks teada. Või kas nad jagavad vahel seda? Jaa, see on nüüd see koht tegelikult, mis on hästi märgiline. Ja seal on hästi suur roll mängida ka naisel, et kas ta siis lubab meheks saada. Et mis nagu meestele sünnihetkel kaasa antakse, on niisugune kingitus, mida ma koolitustel ka jagan. Selleks kingituseks on lõdvestumine. Oskame paganama hästi lõdvestuda. No võtame näite. Sul mees kodus. Tulevad külalised. Sa tead, et nad on õhtul tulemas. Ja ta suudab rahumeeli istuda diivani peale, võtta see telekapuldi ja vaatata 7 uudiseid järgi. Sul on, oh my god, me peaks hakkama koristama, sul ema tuleb, mul ämm tuleb kohale. Sa suudad nagu telekat vaadata, mis toimub. Mida mehed peavad õppima, mis neile ei anta kaasa sealt sünnitusmajast, on vastutuse võtmine. Ja nüüd naised, mis teile kaasa antakse sealt, on vastutustunne. Sest muidu te ei oleks võimelised seda last kandma. Te peate väga hoolikalt vaatama, mis mehega te hakkate lapsi saama. Just lähemaid suhted. Kui meie mehed vaatame, oi, kena Peppu on, siis sina naisena vaatad seda, et okei, seal on nagu nii-öelda puhtad kingad, järelikult ta on natukene suudab. Kuule päris hea huumorimeele on, et okei, tal on auto, et ta suudab sinu üleval pidada, sinu last üleval pidada, et sa vaatad nagu kaugemale. Sa pead vastutusi juba võtma. Mida naised peavad elu lõpuni õppima, on lõdvestumine. Eks ju, et kuidas see käib. Ja nüüd, kui me läheme tagasi sellesse kohta, see isaks saamise koht, et see on märgiline mehe jaoks. Tegelikult hakkab see nagu nii-öelda protsess hakkab siis pihta, kui sulle pannakse ikkagi 2 triipu nina ette. Nüüd on see koht, kus sa pead nagu vaatama, et kuidas ma seda naist raseduse ajal toetan. Kuidas ma saan aru, et ta on nagu nii-öelda päriselt, ma natukene võib-olla loen selle kohta või uurin, et naine väsibki ära, et ta ei olegi päriselt kogu aeg, ma olen nüüd jõuga edasi, et ma ei saa talt kõike oodata. Ei ole enam Tammsaare aeg. Ei pea enam ise sauna see naine vett vedama, sauna soojaks kütma ja siis lapsed selle ära sünnitama. Kogu hoovi lapsed ära hoidma ja toitma. Täpselt. Nüüd on nagu see koht, kus hakata vastutust võtma. Ja nüüd naine, kui ta ei luba sellele mehele selle vastutust võtta, siis juba hakkab error tekkima. Ja nüüd, kui see laps sünnib, mis oli vana kool? Kuule, saab 3-aastaseks, oskab enam-vähem rääkida, enam püksi nagu ei lase. Siis saab isaga tutta. Ja siis võid tuua, siis ma võin koos jalgpalli mängida. Esimesed 3 aastat on see ülikriitiline aeg, mida me isadele õpetame. Et see on see, kus laotakse vundamenti. Ja nüüd, kui see laps on seal kodus, kuidas see mees saab õppida seda vastutust? Kuidas ta saab õppida?
tema esimene eluaasta, esimene 1,5 eluaastat, kui see laps seal tissi otsas on mehe vastutus seda suhet kanda. Tema tuleb, küsib, kallis, kuidas ma saan sind aidata, et sa saaksid ennast näiteks naisena tunda? Sul on vaja näiteks põrandat pesta, viin selle prügi välja. Sa ei pea mulle ütlema, ma pean juba ise seda märkama. Kuule, ma võtan, sul on vaja aega endale, lasen sulle vanni vett täis. Sest mina saan tööl käia, ma saan üksi olemishetke, sul ei ole seda. Ma näen seda ja mõistan. Et mehel peab see nagu nii-öelda kohale jõudma. Kuule, ma võtan selle lapse, lähen kärutan taga või et mine sinna vanni tunniks ajaks või mine läkuta sõbrannadega kas või teeme väike kohv, ma võtan. Siis naine, oh my god, kuidas ma annan selle lapse selle ära mehele, kuidas ma lähen tegelikult sõbrannadega, võib-olla äkki ma tahan olla mingi päeva 2 ja ma saan näiteks tissipiima välja anda ja ma ei anna seda, sest nähtamatu nabanöör on kinni, ma ei anna vastutust ära ja ma ei luba mehel olla mees. Need naised, kurat, lubage olla meestel mehed ja isegi lükake sinnapoole, et sa võtadki selle lapse, sa tegeledki, ise vahetad neid mähkmeid. Nii ongi, on ju. Ja see mees tunneb ennast mehele, ma saan võtta vastutust. Okei, ma kasvan läbi selle. Need on need kohad, need väiksed asjad, kuidas antakse nagu nii-öelda seda õhtu. Ja kui seda ei anta, siis mul lisaduskeen käima ei lähe. Ma olen nagu ööliblikas, lendan, ma kutsun neid tüüpe külakurnaeteks. Koerukandis ma tean, nii mõndagi oli neid käinud. Lähen ühe juurde, sopsutan ära seal, oih, näed, titt tuli taha, kuule, tegelikult meil vist väga hästi lähegi see värk ja lähen räägin järgmise juures nipernadi mesi juttu ja sopsutan ära. Mingi värk on, et see ei ole päris ikka nagu... Ei klapi see värk on ja niimoodi järjest lähen ja kurnan küla on ja siis pärast, kes need lapsi kasvatavad. Ja siis kirjutasingi mees 4 raamatu ja nagu ma ütlesingi, düsgraafik. Ja selle raamatu pealkiri on Kõik on võimalik. Miks ma panin sinna Kõik on võimalik? Sest minu eluunistus oli kirjutada 1 raamat, vähemalt 1. Võib-olla tuleb rohkem. Sa lugesid ju nii palju raamatuid. Ja täpselt, et see niisugune see jutt, vaata, kõik tuleb ja selle raamatus ma kirjutan, kuidas ma oma esimesed sinise silma sain koerukooli taga, sellepärast, et ma olin nii palju raamatut lugenud, sest ma oskasin mu isa õpetas tüdrukud armastavad kõrvadega. Ja siis ma läksin ja rääkisin, mida ma raamatutes olin lugenud. Poisid puttisid punnvõrre. Kas sina rääkisid ilusad jutud? Ja siis ma rääkisin ilusad jutud ära ja siis terve tuba oli tüdrukutest vait. Siis ma tundsin, et oi, pagan, äkki ma rääkisin liiga palju. Siis on, hei, Illimar, räägi veel. Ma sain eetri aega. No ma räägin teile veel. Don Juan käis seal, ratutas seal, käis. Ja siis oli need murtud südamed. Olid või, oh my god. See on nagu Mehhikus eepikus, aga veel parem. Siis sa lähed erinevates ajavärkudesse ja kõikidesse. Ja siis tüüp, ma siin võrri korda, tule hüppa taha, läheme kuradi sinna koeru karjääri, vaatame seda päikseloojengut ja musutame. Täiesti erinevad planeedid. Ja siis lähme musutame ja siis tüdruk, et okei, ennem kui musutama hakkame, kas sa ei tahaks rääkida nagu see Illimar seal nagu rääkis? Illimar kogu aeg räägib seda ja teist. Sinuga ei ole nagu viimasel üldse mingit connectionit. Selge värk. See tüüp oli 2 aastat minust vanem. Tulen kooli. Lugupeetud Illimar Pilt. Audientsile, kelle kooli selle võimlu taga oli suitsunurk, sinna audientsile, mille eest, ma ei tea, kui ma kohale ilmus, ma teadsin, et see on väga halb, sest omal ajal siin ka koolis toimus neid löömasid ja värke, siis on väga halb. Lähen sinna, ilma pikama jututa, otse sisse, minu tüdrukuga jama, mis asja, ja siis tuli välja, et näed, rääkisid. Ja rääkisin. Aga minul ei olnud nagu seda agendat ja ma ei teadnud, et see niimoodi mõjub ja pole tõrna muidugi sain matsu kätte. Aga kirjutasin raamatut, et kõik on võimalik ja vaata selle tagasi pöörates selle just nimelt see düsgraafiku poole pealt. Täna on erinevad tehnikad, asjad, et mul on see tunduvalt paremaks läinud ja oli usk endasse, et ma sain nagu nii-öelda ekspertidega rääkida, et ajad oli muutunud ja aga on toimetavad ja niisugused tegelased, kes selle nagu nii-öelda asja nagu nii-öelda üle vaatavad ja tegelikult ei pea nagu midagi nagu põdema. Ja kõik on võimalik. Ja kõik on võimalik, kui sa sellesse usud. Ja täna näiteks ma teen oma unistuste tööd. Ma olen tagasi seal, kus ma pärit olen. Ma olen pärit metsas. Minu kodu oli siin, kõik need tohutud metsad, see fantaasia maailm ja kõik. Ja ma saan täna seda pakkuda. Et mina täna, ma tunnen ennast jumala ägeda isana, et ma saan inspireerida teisi papsi, et ma teen oma unistusi nagu nii-öelda teoks, sest ma usun, et need on kõik võimalikud. Ja ma näen, et neil ei ole nagu põhimõtteliselt piire. Kui me seda tahame, siis kõik nii-öelda juhtub. Olenemata sellest, et ma olen pärit kuskilt Koerust, kus
kus ma peaks olema tegelikult Tervitel katlakütt ja mina olen katlamaja. Kotlamaja on olemas, aga sellist tsentraalselt ütleme, tegelikult on tore vaata, et ikkagi ajas tuleb selliseid uusi nagu elukutseid, ameteid, kutsumusi, et võib-olla tol ajal trendid olid katlamaja trendid, eks ju, aga see on äge, et sina oled ise endale leidnud selle koos oma kaaslasega, selle õige asja, mida teha. Ja sa teedki õiget asja, me väga palju suhtlesime ka enne tänast kohtumist ja ma olen jälginud nagu see lahe selline mitmete päevade väljakutsed peredele, et neid ideid tuleb ja tõesti, need on nii sellised ideed, mis kõnetavad. Inimesed tulevad väga lahedalt kaasa nendega ka. Ja ma mäletan, kui mu tütar tuli ühelt sünnipäevalt tagasi, mida sina olid läbi viinud. Koerus. Ja siis tuli tagasi nagu ta esimene mõte oli, nii ma pean hakkama raha koguma. Ma ütlesin, et miks sa raha pead koguma? Tuled just sünnipäevad, ma pean raha koguma. Ma tahan ka sellist sünnipäeva saada nagu, et mul peab olema ka nii äge sünnipäev, eks ju. Et see on tegelikult nii väärtuslik ja nii tore, et sa oled sealt lapsepõlvest ja kõik asjad ja kõige parema asja kokku pannud nagu tegelikult. No täpselt, sest ma ise nagu kogesin kunagi, kui ma jõuluvana tegin, et seda meeletult ägedat rõõmu, siis ma tahtsin nagu lastele pakkuda tegelikult aastaringi niisugust asja, et seal on nagu selle plahvatuslik koht. Ja eriti ägedad on, mul on koerus käinud siin, ikka kutsutud, tore, lahe, et te kutsute, siis ma olen käinud siin Norra allikatel ja koerulaululaval ja ka Rakla Emumäel erinevaid süntarid nagu tegemas koeruinimestele. Ja eriti äge on see, et maalapsed saavad seda lapsepõlve pikemalt nautida. Linnas 8-9 aastased, neil on juba väga keeruline. Seal on hinnangute ruum, ma ei julge käituda, ei ole siin. Kui keegi ütleb mulle, et me teeme kuni 10 aastasteni, on ju. Keegi ütleb, et kuule, mul saab 12, tuled teed. Kus kohas? Seal pool Paidet. Davai, kohe. Tulevad kaasa rohkem. Lapsed julgevad olla lapsed. Ja see on nagu hästi tore ja hästi kingitus, et mäletan üks klient kunagi kirjutas hästi ägeda tagasi, ta ütles, et iga laps peaks kogema kas või ühe korra elus seda. Et see ongi see, mida me nagu selle metsas teeme nende lastega, me anname tagasi neile need, oma tiimiga, täna mul on tiim, anname tagasi selle fantaasia, mis on nutimaailm nagu ära võtnud. Me kingime tagasi neile jäsemed, nad tunnevad, mis tunne on liikuda. Me anname tagasi neile sõbrad, kus nad teevad ühiselt koostööd. Päriselt sõbrad peegeldavad emotsioone, päriselt nad näitavad rõõmu või valu või mis iganes see koht on, kus neil on. Ei ole emotikonid seal kuskil telefonis. Nad kogevad seda edutunnet ja see on nii imeline ja ma annan tagasi fantaasia, et mismoodi kujutada asju ette. Kui mul ei oleks täna olnud fantaasiat, ma ei teeks seda tööd. Ma ei oleks kirjutanud seda raamatut, seda kõike. Ja lastel me kingime selle tagasi, et ei ole ChatGPT või midagi siukest, vaid sina ise oled ka, mis on sinu soovid ja kuhu sa jõuad, et me räägime sellest maagia osast, et kuhu see viib. Kuidas see jää murtakse? Et tuleb ju uus grupp tuleb sisse, kõik on ju, kuidas jää murtakse? Kas seda on raske murda siinpool Paidet? Siinpool Paidet, see ei ole nagu väga raske, et tegelikult, kui ma siia tulin, siis ma tegin täiskasvanutele ühe sünnipäeva, ma teen täiskasvanutele ka sünnipäevasid. Täiskasvanutele ma teen laste sünnipäevasid. Ehk siis ma viin täiskasvanud inimesed sellesse seisundisse, mis nad olid siis, nagu me siin pildil 8-9 aastased on ja, või isegi väiksemad. Hinnangute vaba ruum, ei ole homset, ei ole tänast, ajatu koht ja kõik see plahvatuslik rõõm ja mul ei ole ühtegi muret ja kõik siuke koht on ja see on nagu fantastiline, ma nägin, kuidas nende silmad pupillid särasid ja täiskasvanutega natukene keerulisem seda jääd murda, lastega ei ole nii keeruline. Välja arvatud see üks vanusegrupp. 14+ või? Täna ma tegelen nendega, mul on üks projekt Viisakul, kus ma toimetan, aga see on nagu teistmoodi usalduse ehitamine, et minul on võimalus siis olla see Pärtel neile, et nagu nii-öelda Siret on ju, et ma usun teisse ja ma räägin päris ausalt oma kogemusest. Ma olen ka olnud siukses kohas, ma olen ka teinud oma esimesed napsud, esimesed musud, et see on hirmutav ja mis on, siis nad hakkavad oma lugusid jagama. Eks seal seda käib nagu teistmoodi, et nad on varateismelised ja nad tahavad juba kogeda ja piire väljakuvad seda. Et nad ei ole enam lapsed, nagu me räägime lastest, siis tegelikult lapsi on nagu meie töö ja see eetika või töömeetodid on see niimoodi, et see skill on nii tugev juba. Täna on minu tiimi alt läbi käinud, koos mu tiimiga olemegi kuskil 20-25 000 last, ma isegi täpselt ei tea. Tegime siin
talvel tegime, talvepäevad, siis me vaatasime, jah, jõulude ajal tegime, siis oli 20 000 last oli ja on meie käe alt nagu nii-öelda läbi käinud. See meeletu suur hulk. Väga mis nendega juhtub, on see, et nad tahavad olla vähem ekraanist pärast, rohkem sõpradega koos ja mõnikord see mõju kestab päris pikalt. Mõnikord on ainult nädal, mõnikord paar päeva, mõnikord on pool aastat ja mõnikord on see lausa mitmeid aastat, kui nad nagu nii-öelda korduvalt nagu nii-öelda käivad. Et me ei tea, mis toimub, aga mingi švits ühiskonnas toimub. Ja kuidas me seda jääd murrame, on siis niimoodi, et me teeme iga sünnipäeva alguse, teeme ühe soojendusvõimlemise, mis näeb välja selline nagu kehalise kasutustunni algus ja klounide kooli lõpueksam, selle vahepealne. Et on niisugune tobe kombinatsioon. Ja niisugune kombinatsioon, ja see näitab seda, kui maandatud on lapsed, kui maandamata nad on, kuidas me nad üles tõmbame, kui palju me peame tegelikult kehtestama ennast ja kõik siuksed asjad. Ja see on nii äge, et mõnikord ongi lapsed või tahad sünnipäeva üle võtta ja siis sa nagu nii-öelda paned konkreetsed piirid paika ja on näha, et kodus seda ei tehta, et ta on nii väga vajas, et ta näeb seda, et nüüd ma olen nähtud, ma olen kuuldud, ma olen armastatud, sest armastus ei ole mitte midagi muud kui tähelepanu. Ja laps otsib seda ja lõpuks ta hakkabki need strateegiad otsima, et kuidas sa mind nagu nii-öelda märkad. Ja siis nagu nii-öelda tähelepanu saad. Kord tuleb kraanikausiga korduri peal vastu, eks ju. Täpselt, toimetad niimoodi on ja siis niimoodi see käib, et me teeme selle soojendusvõimlemise ja sealt on jää murtud. Ja teine koht on see, et meil on niisugused, ma praegu ei ole vormiriietes, aga enam-vähem minu tööriietus näebki samasugune välja. Ja kui sul juba tuleb see värviline vend sinna nagu sinna, põmm. No katsu sa jääda tõsiselt. No täpselt, siis see vend juba on midagi ja siis sealt ei ole enam palju nagu nii-öelda mellata. Värvid on olulised, aga kes siin pildi peal sinuga on? Siin on koos minuga Kristo. Kristo Tuurmann, tema on teinud mulle ühe elu suurima kingituse. Et siis see raamatu, enne seda raamatu ilmumist. Tema oli mul boss. Ma töötasin sellises toredas ettevõttes nagu Loodusvägi müügijuhina ja see oli hästi intensiivne periood, firma kogu aeg kasvas niimoodi ja ma põlesin läbi sealt totaalselt. Niisugune lahe asi oli see läbipõlemine ja siis ta koondas ära mind. Ja see oli väga suur kingitus sellepärast, et siis ma sain aru, et mul ei ole ühtegi unistust, mina, kes kogu aeg visualiseerisin, unistasin ja ma olen nagu väga kehvas kohas ja siis ma otsustasin, et tollel hetkel on tore naabrimees Jesper Parve Eskirjastuse alt see raamat on tulnudki ja siis ütlesin, et kuule Jespo, et ma tahaks samasugust elu nagu sina, et ma ei taha iga päev ööl käia, et ma tahan rohkem olla oma laste jaoks olemas ja teha midagi niisugust, mida mul paneb südame põksuma. Ja Jesper ütles, et jah, kõik on võimalik, tema niisugust elu elabki ja siis sa pead uskuma seda, mis su südame hääl ütleb. Mõtlesin klišee. Mis ta ütles selle? Ma ei teadnud, see pole õrna aimu. Läksin koju, olin jalaga ukse lahti. Joo, naine, nüüd on lugu siukene, et ma sain koondamise ja ma hakkan elama mu unistuste elu. Mina tööle ei lähe. Naine, lahe. Jumal äge vend oled. Okei, meil on 3 last. Meil on autoliising, meil on korterilaen. Ma olen naine. Kaua sa lahe said olla niimoodi? Ma olen naine nagu, et mul on vaja usaldust, turvaruumi. Mis me siis nüüd peale hakkame? See ei ole väga usaldusväärne plaan. Usalda mind. Jesper ütles, ma pean oma elu usaldama. Usaldame elu. No siis, kui ma olin pool aastat makaroni söönud, siis ta ütles, kuule, see läheb jamaks juba nagu, see läheb jamaks, aga ma hakkasin blogi kirjutama, ma hakkasin vaatama, et mis on minu kõige suurem kulu olidki lapsed. Mul ei ole nii suurt korterit vaja, mul pole üldse autot vaja. Mul pole neid riideid vaja neid losta ja kõik siuksed asjad. Ja siis ma lugesin selle raamatu läbi Robert Kiyosaki Rikas isa, vaene isa ja seal olid pane oma kõige suuremad kulud, pane tulude lahtrisse. Olgu, ma pean kuidagi panema nagu nii-öelda lapsed raha teenima. Selge värk. Ja siis ma tegin sellest oma elatusallika, sest ma hakkasin näitama, kuidas mina oma lastega mängin, kuidas ma kvaliteetaega veedan ja tegin blogi, seal tuli Instagram, sotsiaalmeedia, siis korjas selle kuidagi Delfi üles, tegin esimese väljakutse iseendaga, saada 1 päeva järjest kvaliteetaega lastega ja tulid erinevad telesaated, tulid sinna nagu nii-öelda taha ja sain sellest kuidagi sealt ja siis nagu nii-öelda sündis sealt edasi orgaaniliselt sündisid need metsasünnipäevad. Minu unistus oli see, et ma tahan olla äge paps. Minu unistus oli see, et ma tahan olla tagasi looduses. Minu unistus oli see, et ma tahan töötada tunduvalt vähem, kui ma varem töötasin ja teenida palju rohkem raha. Ja siis laste sünnipäevad on nädalavahetusel. Siis ma töötasingi laupäeval pühapäeval. Nii palju nädala sees sa pead päringutele vastama, aga see on niisugune tunniajane töö, et ei ole nagu ja teenisin 4 korda rohkem sissetulekut kui tavatööd tehes.
ja aga tegin seda ja siis tekkis mul tiim, tuli nagu nii-öelda turundustiimi tuli Koroona, superäge tegelane, kõik mängusalad pandi kinni. Kus sa lasteaega lähed, metsad jäeti lahti, Piltsbergid, teil on siuke äge asi, siuke teenus ja sealt nagu nii-öelda oli vajadus, ma ei jõudnud üksipäini enam teha, siis täna mul on tiimis niisugune 5-6, noh jooksvalt niimoodi, et äkki 4-5 ikka praegu hetkel, ei 5-6 tegelast, kutsun neid back-up'ikadeks, siis ma olen ju aastaringne jõuluvana ja siis on meil niisugune tore, hea värviline punt. Ja sündisid metsa sünnipäevad ja ma sain looduses palju käia ja oma lastega õppisin seda kvaliteetaega veetma ja siis paar aastat tagasi tuli mu ellu Kristo ja uuesti tagasi nagu istusime temal Sõrves ääres seal ja siis avastasime, et pagan, et peale selle raamatu kirjutamist ikka palju asju on ka juhtunud, näiteks suhtekriisid tulevad ette ja need on jumala okeid asjad, ikka väga sügavad suhtekriisid. Ja me olime mõlemad Kristoga nendest läbi tulnud. Ja siis me saime aru, et meil ei anta sünnitusmajas kaasa, ei anta nagu nii-öelda seda rohelist raamatut, kus oleks nagu nii-öelda manual õpetussõnad, kuidas olla siis hea kaaslane, sest laste tulek suhtesse on kriis ja see kestab päris pikalt. Eriti kui nad on väiksed, on see väga intensiivne, et seal tuuakse, sul on vähesed unetunnid, elu on logistika, kõik siuksed asjad, suhtel kõik ei elagi seda üle, vaata, kõik suhted nagu. Sa tead, palju üldse elab? Näiteks me võtsime statistika välja, täna mille eest me seisame koos Kristoga, meil on see papsid.ee asi, mille eest me seisame on see, et me võtsime statistika välja ja kuskil 2,7, 3 korda jämedalt lahutavad lastega pered rohkem kui lasteta pered. Kõige kriitilisem aeg ongi see, kui need lapsed on 2-3-aastased. Kui sa paned ta lasteaeda, vahepeal on pandud silmaklapid peas ja siis vaadatakse üksteisele otsa, kes sa oled? Mis toimub? Vastutus lükatakse. Nagu see, me peame hakkama suhtega tegelema, mis meil vahepeal on juhtunud ja siis ei elata seda enam nagu üle ja siis toimubki, et kuule, me oleme nagu lahku kasvanud või midagi siukest. Ja siis me vaatasime, et pagan, suhtekoolitusi on päris palju, aga need on kõik enamasti ideaaltingimustes, või on siis mingid väga mastaapsed, siuksed tõsiselt võetavad mingid kordonid või niisugused pikemaajalised, midagi on nagu aina. Aga enamus on ikkagi pandud, kuidas nagu lapsi kasvatada, aga seda suhet seda ei ole, siis me vaatasime, et teeme ära. Ja siis ongi täna papsid.ee siukene platvorm, hakkasime tegema, vaatasime, et kuule, juttu jätkub kavamaks, tegime podcasti, nüüd on papside podcast, tuli välja, et eelmine kuud oli Eesti kuulatuim, mis oli meie jaoks väga suur üllatus, sest me ei näe nagu hetkel nii suuri numbritest, meil alles esimene hooaeg on, aga sealt saab nagu päris palju väärtust saavad nagu kõik lapsevanemad või isegi need, kes ei ole suhtes, on ju. Ja siis meie nagu see eesmärk ongi see, et see 3 korda, et see nagu oleks tulevikus väiksem. Ja tänase päeval me ei koolita mitte ainult papse, papsid.ee sündiski 2 papsi hakkas tegutsema, et siis on nagu nii-öelda papsid ja alguses mõtlesime, et koolitame siis isasid, väikeste laste isasid, kellel on suhe pausi peale pandud. Siis hakkasid koolitusruumi tulema lapsevanemad, kellel lapsed 7-8-aastased. Siis hakkasid vanaisad ilmuma, kellel on juba lapsed suured. Tuli välja, et see pausinupp on väga pikalt sinna unustatud. Tööriistograafis lihtsalt ei ole vahendeid. Meie isadel ka ei olnud meile anda. Vahendid olid, oleme tülis, midagi ei räägi, üks tööriist. Ei lahenda väga, lükkan vaiba alla probleeme. Seda saab väga pikka, see on väga hea tööriist. See on üsna hea, kuni kõik lõpuks plahvatab. Kuskil lämma sünnipäeval tuleb kõik välja nagu, mul on vaja 2 pitsi rohkem võtta. Üle soom mögise ja siis hakkab tulema, laotakse kõik ära, kuni lõpuks terve suguvõsa teab, kui hästi teil on läinud see vaikiv periood. Või siis teine tööriist ongi see, et kohvrituks seda nagu nii-öelda hea sõbranna Laura Valki siin propageerib. Aga ma päris Lauraga selles suhtes ei ole nagu nii kardinaalset asja elus. Õnneks temaga annab teisi tööriistu juurde, et see päris kohe ei peaks juhtuma. Et meie anname siis selle tööriistu kohvri, et kuidas saada nendest kriisidest nagu nii-öelda üle või jagu. Et kriisid tulevad, see on okei, niikuinii tuleb, aga et me need kriisi oskaks vastu võtta, siis enda kasuks pöörata umbes, nagu mina pöörasin enda kasuks siis selle, et mul oli selline lapsepõlv, et ma olen siit pärit, et ma tahaks siis nagu nii-öelda näidata tipidihal, et tipidihal. See ikka käib sees. Vaadata kindlasti üle raamatu viits. Kindlasti saab tihale raamat viided. Ja nüüd me oleme jõudnud meie vestluse viimase pildini. Jah, siin nad on. Eelmine suvi tehtud üleilmine vist või isegi. Päris suured. Kus te 10
5-10 aasta pärast on teil selliseid pikemaid plaane ka koos? Saadaks lapsed, hakkaks elu elama. Tegelikult me juba elame. Paljud ütlevad niimoodi, et noh, et saavad täisealiseks, saame lõpuks hakata elama ja reisima aga teie pere jaoks pole ju mingit takistusi. Ma olen vaadanud, et käite igal pool ja toimetate. Lapsed on loomulik osa elust, eks. See on lora jutt täpselt, et hakkan siis elama, kui ma pensionile jään. Näe see keegi. Kuule, see on see Tammsaare värk. Tee tööd, siis tuleb armastus. Mina ütlen seda asja, mu elufilosoofia on see, et mis mul Tiit Trofimul kunagi hea sõber mulle andis, et inimene on õnnelik siis, kui ta on parasjagu rahul sellega, mis tal on. Mida siis tähendab on see, et ma oskan olla hetkes. Ma oskan nagu nii-öelda päriselt märgata, et minu lapsed on täna väikesed. Mul on nendega koos, selle samasesse suurem jurakaga, mul on temaga koos veel veeta 5 jaanituld. Võib-olla 4. Siis on poisid majas. Siis on poisid majas läinud. Ja siis, kui ta on 15-16, see ongi see 5 jaanituld. 90% koos veedetud ajast on tehtud. Praegu ma pean olema tal olemas. Et ma ei mõtle selle peale, et nagu väga pikalt, et mis nagu nii-öelda tulevikus toimub, sellepärast, et siis, et ma äkki tulevikus saan õnnelikuks. Sest siis ma olen kogu aeg tulevikus, ma otsin seda miskit taga. Ma olen just täna rahul ja õnnelik sellega, mis mul täna on. Ma seda täiskust sünnipäeva tegin, siis ma ütlesin ka seal tüdrukutele, et nii tore on kuulata teid, et meil väike tänuring oli, et päris mitmed on ära taimanud selle, et olla täna siin praegu kohal. Ja olla tänulik nende asjade eest, mis meil on, et pisikesed asjad, et ma ei pea tegema mingit magistrikraadi, et olla keegi. Pagan, ma tegin 3 last valmis ja ma olen ka keegi. Ma pesin hommikul iseenda hambad ära. Keegi käskinud mul seda teha ja ma tegin selle valiku. Ma tähistan seda. See oleks võinud ka mitte pesta, eks? Täpselt. Ja ma olen õnnelik. Ma julgen olla mina ise. Vau! Ma ei pea selleks ootama mingit tulevikku. Nii ebaeestlaslik. Nii ebaeestlaslik. Ja ma ei pea ootama, millal mul lapsed välja lähevad kodust. Sest ma vahepeal näen, kui meie paari suhe läheb kriisi, läheb mingiks jamaks, ma pean tõmbama hapnikumaskid kõige enne iseendale ette. Näiteks kui ma olen nagu, ma ju tahan olla hea isa, ma tahan kogu aeg pere jaoks olemas olla. Ma olen selle kriisiga läbi käinud. Mitte kui obid kadusid ära, sõbrad kadusid ära. Ja mina, kus ma käin enda energiat laadimas, on see, et ma võtan matkakoti, lähen metsa, istun seal lõkk ääres 3 päeva, passin üksipäini, vaikuses, telefoni ka pole kaasas. Jube mõnus on. Ei teinud seda. Olin kodus. Kuidas mu naine hakkama saab? Mu naine ütles ka, et ma ei tea, kuidas ma 3 lapsega hakkama saan. Aga kes kodus tegelikult oli? Oli üks torssis vanamees, kes kogu aeg mölises, vingus, toksiline. Kellegil polnud tore. Kuni ühel päeval läks pinge nii suureks, et läksin metsa. Istusin seal 2 päeva. Tulin tagasi. Naine vaatas, kuule, me oleme elus lastega. Päris normaalselt käitusid. Kui sind ei olnud. Miski pärast, kui üks vanem kaob ära hakkab, algus on see, emadel on eriti, et kui isa ära kaob, siis lapsed panevad hullu, sest nad saavad kogu 360 kraadini emotsioonid välja laada. Ja täna meil oleme jõudnud siuksesse kohta, kus nagu, et me ise võib-olla seda ei taipa, ei näe, on ja, aga kus naine ütleb, kuule, matkakott on sul keldris, et äkki on aeg nagu vahepeal mine hinga natukene. Ja sama asi, kui näeme, et suhtes on asi turbulentsis, on ja, me ongi vaja teha see väike reis või kahekesi kuskile minna, lähme vanavanemate juurde, ei häbene küsida abi. Öelda, et meil on nagu pekkis, meil on vaja nüüd hapnikumaskid ette panna, et aidake, et nüüd me läheme võtame nagu nii-öelda selle asja, et me ei pea ootama seda, et kui lapsed suureks kasvavad, siis me hakkame oma elu elama. Ei, juba täna me saame seda teha. Jah, et selline kõik ongi selline valikute küsimus. Jaa. Nii tore on sinuga olnud vestelda ja et aitäh sulle, et sa selle need hetked võtsid, et selline teha väike tagasivaade ja sa ikka jagasid päris palju. No seda möla tuli. Ma ütlen see esimesed kuni 6. klassini, siis kui ma vaikne olin, et siis see tuleb nüüd järgi teha. Sa ei ole üldse nagu meeles sellisena, et sa oleks mingid suuri käkkega. Ma ei tea küll, et oleks väga sinud kirutud seal õpetajate toas, et tegelikult on äge, et su elus sellised perioodid ka olid, vaata. Ma arvan, et see on sulle tegelikult ikka mega palju andnud, eks ju. Aga lapsed teavad ka neid kooliaegseid seikluseid.
kuule jaa, selles mõttes, et meil on nagu suhe on selline, et nii partnerlussuhe kui lastega suhe, et meil on ausus seal. Ja kui sa näitad nagu nii-öelda seda inimlikku poolt, mis tänapäeva lastel on nagu ülikeeruline, mida nagu nii-öelda juba vist õpetatakse ka, et on eksimine. Et kui laps saab 2, siis mitte ei karistata, vaid see nagu põhimõtteliselt tähistatakse, et okei, sa nagu kukkusid reelt maha ja see on okei, sest et nagu nii-öelda me õpimegi nendest kohtadest, vigadest on ju. Ja see on püsti tõmbama põlved puhtaks ja läheme edasi. Et mina ei taha oma lastele näidata seda, et ma olen mingisugune super inimene, eksimatu tegelane, vaid et ma olen keeranud käkki. Ja ma tean, et kui nad vanemaks saavad, siis nagu mul tütar siin murdikke jõuab, et siis ta loeb selle Mees 4 raamatu läbi ja siis ta näeb, et oot, kole paps. Et ma tahan ehitada seda usaldusväärset suhet, et kui minu tütrel on jama, nagu minul oli jama näiteks, et ma julgesin helistada oma isale, kuule, vanamees, nüüd on pahasti, mul raha pole, olen ennast täiesti täis oksendanud kuskil, et ja olen Tartus kuskil Freedom Paraadil, et tule järgi. Ja mul on Reimo Remmelgas ka siin. Tema oksendas pärast veel autosse ja kurat, mina pidin koristama seda õudne. Tuli järgi, julgesin seda teha, on ju. Et ma soovin ka, et mul tütrel on jama, on ju, et ta ei peaks selle pärast nagu nii-öelda põdema ja et ta näeb, et me oleme kõik inimesed, et me eksime, me anname endast parima nende teadmiste oskustega, mis meil täna on. Ja täna ka, et kui näiteks kas või papse koolitan, et mis asja, et me saame kogu aeg koos Kristoga oma naiste käest. Noh, kõvad koolitajad küll, oleks kodus ka siuke vend, on ju. Ei, see puhas koolitusmaterjal, see on väga hea, siit võtamegi, on ju. Sest me ei ole mitte keegi täiuslikud, me oleme ikkagi päris inimesed ja vanemad. Aitäh sulle, Illimar, et sa tulid koeru. Aitäh sulle kutsumast. Jaa, mul on sulle siin üks väike kingitus ka. Mis see on? Tead, see on... Kohtumine Aino Linnasega. Ei ole, see on...